Tere päevast, austatud Riigikogu ja tervist kõik, kes te jälgite tänast Riigikogu infotundi sinise ekraani vahendusel. Me alustame 22. aprilli infotunniga ja kõigepealt on mul kolleegidele palve, et teeme kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll, palun. Ja kohale on end registreerinud 17 Riigikogu liiget, puudub 84. Tänases infotunnis osalevad järgmised Vabariigi Valitsuse liikmed: peaminister Kristen Michal, rahandusminister Jürgen Ligi ja regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras. Tere päevast, lugupeetud valitsuse liikmed! Ning meie infotunni reeglid on ikka täpselt samasugused nagu ka varasematel kordadel. Riigikogu liige võib registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamiseks on aega 2 minutit, vastamiseks 3 minutit ja selle küsimuse raames saab siis registreerunud Riigikogu liige võimaluse esitada täpsustava küsimuse ja üks Riigikogu liige saab võimaluse esitada siis ka lisaküsimuse. Kokku meil on 8 registreeritud küsimust. Aga enne kui me asume nende registreeritud küsimuste juurde, siis on käsi püsti kolleeg Tõnis Mölderil, et küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun. Aitäh, hea istungi juhataja, et te ütlesite väga ilusti ja loetlesite üles neid Vabariigi Valitsuse liikmeid, kes on täna infotundi tulnud. Ja ma pean tõesti teid selles mõttes teile väikese märkuse tegema, et minu meelest Jürgen Ligi ei ole tühi koht. Et hetkel ma ei näe teda siin saalis, kuigi teie tegelikult ütlesite, et ta on justkui saalis. Et minu küsimus on see, et kus on rahandusminister ja kas ta tegelikult osaleb infotunnis? Aitäh. Suur tänu. Minule teadaolevalt on rahandusminister siiapoole teel ja kui tema järjekord kätte jõuab, siis ta on kohal, aga ma arvan, et reeglina selliste protseduuriliste küsimuste ajal ka minister sisse astub, nii et ma arvan, et see on siin lähemate minutite küsimus, kui rahandusminister ka Riigikogu infotunnist osa võtma hakkab, aga tema küsimise järjekord on 3. nii et meil on sinna veel pisut aega. Ma loodan, et rahandusminister on peagi siin Riigikogu istungisaalis. Aga hakkame pihta, sellepärast et meil on 8 registreeritud küsimust. Neist esimene on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Lauri Läänemets ja teemaks on riigi juhtimine. Lauri Läänemets, palun. Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, austatud peaminister. Ma tahaks tõesti riigi juhtimise kohta küsida täpsemalt siis see, mis puudutab ja peaks tagama meie majandusarengu ja inimeste toimetuleku ehk siis energeetika. Eile tegelikult avalikkuse jaoks tuli uudis, kus kohas siis Erkki Raasuke ja tema kolleeg siis avaldasid tegelikult informatsiooni, mis oli Eesti ettevõtjate poolt juba ammu nagu öeldud, et mis puudutab suuri investeeringuid energeetikasse, siis need ei tule ilma selleta, et riigil on plaan, kuna mis liiki elektri võimsusi ehitada, mille jaoks ja ka selge plaan, millised siis peaksid olema need rahastamisskeemid. Ja selgelt sai ära ka öeldud tegelikult nii suurinvestorite poolt ja ka Eesti ettevõtjate poolt, et tänane ENMAK seda ei ole, et see on lihtsalt ilus visioonidokument ja Eestis energiavõimsusi kõige selle plaani puudumise vastu Eestis tegelikult eriti ei rajata. Ja no ma praegu loen uudiseid, et Elering kavatseb nüüd 900 megavatised gaasijaamad Eestisse ehitada. Et vähe sellest, et suure tõenäosusega mõne aasta pärast tuleb panna põlevkivi elektrijaamad kinni selle kõige kõrval, siis on täiesti arusaamatu, et miks akupangad sinna ei sobi, kui palju peavad maksumaksjad selle kõige eest maksma hakkama ja tipukoormuste jaoks gaasijaamade ehitamine võib olla mingis loogikas täiesti õige ja sobiv. Aga arusaamatuks jääb see, et kui põhivõimsuseid ei ehitata ja põhivõimsuste ehitamise rajamise plaan täiesti nagu puudub Eestil, siis mida me selle Eleringi nagu asjadega teeme? Eks te võib-olla seletaksite seda üldist olukorda nüüd ja siis ka seda Eleringi tänast uudist, kus kohas neid gaasijaamasid hakatakse rajama ilma selleta, et me teame üldse, kuidas põhivõimsusi välja ehitatakse, mis mahus, mis liigis ja mis ajaks. Aitäh! Jaa, hea Riigikogu esimees ja Riigikogu liikmed, et jah, ma olen nõus, et riigi juhtimise küsimuse taga võis aimata küsimust energeetikast ometi.
ja õnneks ma seda aimasin, nüüd ma saan teile vastata. Kõigepealt energeetikast laiemalt. Me oleme seda debatti pidanud. Esmaspäeval oli meil ju, kas mitte sotsiaaldemokraatide endi esitatud arupärimine, kus me seda teemat üsna üksikasjalikult käsitlesime. Ja selle arupärimise kohta Jaak Aab ütles siin üle andes seda sõbralikult, et küllap oleks pidanud minema keskkonnaenergeetika ministrile, aga lihtsalt on tore ka vahepeal peaministri käest küsida. Nii et detaile saab ikkagi valdavalt küsida valdkonnaministri käest ja saab küsida ka ettevõtete käest, süsteemioperaatori käest, muuhulgas Eleringi käest, mida nad täpselt kus ja teevad. Aga suures plaanis üldiselt on ikkagi nii, et ma ei teagi, millest me võime alustada. Me võime alustada hinnast, võime alustada võimsustest, ükskõik mis nurga alt alustada. Siis üldiselt energeetika on ikkagi nagu mitme jalaga tool, lihtsamalt öeldes, ma püüan seda siia aja sisse suruda, kus on vaja erinevaid osasid, taastuv ja seda rohkem. Ja nagu me näeme, kui päike paistab, tuul puhub, hinna toob allapoole, on vaja selliseid tipukoormuste katmisi, kiiremini käivitatavad võimsusi. Ja reserve praegu tagavad põlevkivijaamad, sellest me ka raha maksame ja põlevkivijaamad siis tagavad seda seni, kuni meil on uued võimsused nende tipukoormuste ja kriitilisemate kohtade katmiseks. Ja selleks Elering süsteemi operaatorina tõenäoliselt seda plaani teebki, et millisel viisil need tipukoormused katta. Sellega, mis te ütlesite, et turul üksi ei tule erinevaid rajatisi, ma päris nõus ei ole, ma saan aru, millele Raasuke ja Sullingu selline omavaheline referaat või kokkuvõte viitab. Ma seda lugesin ka ja see viitab sellele, et suurte objektide rajamiseks oleks hea riigi osalus või ettemääratud tulu sellele objektile, et näiteks kui keegi tahab rajada mereparki, tuumajaama, et siis me peaksime ütlema, et olgu, et me lepime maksumaksjatena kokku, et me maksame 20 aastat sellel midagi kinni, pehmelt öeldes hästi üldistatult. Loomulikult nii on lihtsam äri teha. Et kellel ei oleks lihtsam äri teha, kui riik garanteerib rahavoo. Ma arvan, et see on üsna lihtne äri. Et nüüd aga tulles turu juurde, siis näiteks turul, võtame näiteks, ma ei taha nüüd ühte ettevõtet teistest kuidagi välja tõsta, aga Sunlyl, kellel on suur päiksepark, teatas hiljuti 1,7 miljardi maksumusega andmekeskuse rajamisest. Samamoodi turutingimustel, kui soovite. Evecon koos Corsica Solega rajasid Eestisse Mandri-Euroopa suurimad akupargid sisuliselt sellel hetkel. Akuvõimsused turutingimustel taas. Nii et on võimalik mitut pidi. Loomulikult on lihtsam suuri objekte rajada, kui maksumaksja raha on sinna külge ühendatud, aga Eesti on väike riik, kõike me maksta ei jaksa, nii et seetõttu me peame ka valikuid tegema. Aitäh! Lauri Läänemets, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, austatud peaminister. Ega te mu küsimusele tegelikult ei vastanud ja ma julgen öelda, et see tegelikult vastus oli väga ebaadekvaatne. Ja ma olen öelnud, et minu arvates teie peamine mure on see, et teil puudub otsustusjulgus ja seda siit oli ka näha. Et ma ei tea nüüd, kuidas siis selgeks teha teile, et kui ettevõtjad ja kõik investorid ja kõik rahastajad, pangad ütlevad, et selliste tingimuste ja selliste skeemidega, mida te olete välja mõelnud, et teeselda siin selle Eesti energeetikaga tegelemist, ei tule turule neid vajaminevaid võimsusi, siis neid ei tule sinna. Et te võite rääkida siin meile infotunnis ükstapuha mida, aga sellel lõppkokkuvõttes on tagajärg. Ja nüüd, kui rääkida Eleringi plaanist 900 megavati eest gaasijaamasid ehitada, siis teate, see on väga suur investeering. See investeering tuleb inimeste elektriarvele. See investeering mõjutab tegelikult seda, mis saab põlevkivienergiast, suhteliselt kiiresti saab sellest nagu kinni minemine. See investeering mõjutab tegelikult täna ei arvesta akupankadega, nagu me näeme, akupargid ei sobi sinna. See investeering tuleb ilma, et te suudaksite mulle siin täna öelda, kus tulevad energia nagu tootmise põhivõimsused, et see on nii oluline investeering, nii suure mõjuga, see ilmselgelt peab olema valitsuse laualt läbi käinud. Ehk te siis äkki kirjeldaksite ja seletaksite, kuhu ta selles energeetika tootmise plaanis sobitub, milline on tal täpselt mõju ja mis on siis see valitsuse seisukoht siin. See, et öelda, et lihtsalt kõik asjad iseenesest juhtuvad, ei ole juhtunud siiamaani ja kui kõik turuosalised, kõik investeeringutega seotud nagu ettevõtted ja rahastajad ütlevad, et seda ei juhtu
sellisena, nagu ENMAK on ja tänane valitsuse plaan, no siis seda suure tõenäosusega ei juhtu. Et te võite ju peaministrina unistada, aga need unistused jäävad ju nagu selliseks helesiniseks unenäoks teie ja selle magamistundide juurde. Aga võib-olla ta nagu valgustaks just seda tänast Eleringi nagu infot on ju, et kuidas see plaan siis välja hakkab nägema? Jah, aitäh, hea küsija. No, ma ütlen, et kui vastus ei meeldi, ei tähenda, et seal pole vastust. Vastus on selline, mis teile ei meeldi tõenäoliselt, ma saan aru, aga ärge kurtke, et seal vastust pole. Seda esiteks. Teiseks, praktika on kahjuks näidanud, jah, et teie väited ei ole lõpuni tõesed, sellepärast, et kui ma vaatan ka Eesti energeetika dünaamikat ja arengut, näiteks selle samal esmaspäeval me seda debateerisime, alates 2021. aastast on vähemalt 4 tuulepargi ehitusega alustatud, Purtse, Saarde, Aidu, Sopi, Tootsi valminud 6 tuuleparki. Eestis on tuuleparke lihtsalt näitena 711 megavatti, millest 405 megavatti on viimase 5 aasta jooksul rajatud. Hankeid loomulikult on tegemises veel. Turutingimustel on tulnud Mandri-Euroopa suurim salvestuspark, nagu ma kirjeldasin. Ettevõte hakkab rajama 1,7 miljardilist andmekeskust, kellel on päikseenergia võimalused. Nii et tuleb ikka ka turutingimustel. Ma saan aru, et meie maailmavaated on erinevad, et me ju koalitsiooniski diskuteerisime seda pidevalt, et teie ettekujutus on, et maksumaksja raha eest peavad kõik ärid käima. Mina seda ei arva. Mina arvan, et maksumaksja rahaga tuleb seal toetada seda initsiatiivi ja osalusega tuleb seal toetada initsiatiivi, kus see muidu ei juhtu ja on riigile hädavajalik. Seal on meie maailmavaateline vahe. Kui te ütlete, et see pole vastus, siis see vastus ei pea meeldima, aga seal on erinev vaade. Seda nüüd esiteks. Teiseks, vaadake, hästi palju on olnud energeetikas üldse debatti, et kus me omadega oleme ja mulle ikka tundub, et tuleb ka laiemalt rõhutada, sest kõik maalivad siin hädaorgu ja kogu see infotund tihtipeale on üks hädaoru kirjeldamine, siis ma siiski juhiks tähelepanu, et nüüd on seotud selliseks nii-öelda võrdlusarvuks või benchmarkiks ja Läänemere-äärsete riikide keskmine elektri hind. Ja selles kõige väiksemate tarbijate hulgas oleme me Leeduga esimesel teisel kohal, parimate hulgas, kõige soodsamalt. Keskmiste tarbijate hulgas ehk 20–499 megavatti, Rootsi, Soome järel kolmandad, esikolmes oleme. Ja kõige suuremate tarbijate hulgas oleme esineljas. Nii et tegelikult me oleme oma energeetika toimetamise hinnaga tarbijatele ja võimalustega päris kenasti toimetanud. Nii et ettekujutus, et üks arengukava peab andma kõik juhised pluss rahastamise, võrrelge siis nende riikidega, kus on antud väga konkreetsed juhised ja toetused maksumaksja kulul erinevatele projektidele, et ega sellegi kõik maksab maksumaksja kinni, et ei ole mingit teist rahakotti maksumaksjal. Nii et seetõttu jah, ma ütlen, et tuleb valida väga hoolega, milliseid projekte teha ja ENMAK oma olemuselt, ma ütleks siiski nii, et kui ta vastu võeti või kinnitati, siis tagasiside turult oli sellel valdavalt positiivne. Aitäh ja lisaküsimuse esitab Anti Allas, palun. Aitäh, hea juhataja, väga austatud peaminister, et mina ka soovitan, et ärge olge nii ebakindel, et sellest sõltub tegelikult Eesti majanduse areng ja käekäik. Aga siis küsin täpsemad üle ja see peaks olema väga raske vastata, et kas ja millal kavatseb siis valitsus esitada tervikliku investeerimiskõlbliku energiaportfelli plaani koos siis konkreetsete tegevustega ja kui seda ei kavatseda teha või on juba see teadmine olemas, et siis kui palju need rajatavad gaasijaamad lähevad elektriarvele juurde ehk või palju nad lähevad siis tänasele elektritarbijale maksma? Aitäh. Seda, milline on nende maksumus, saab kirjeldada süsteemioperaatori Elering. Ma olen kindel, et Kalle Kilk ja teised kolleegid teevad seda suurima hea meelega. Üldjoontes peaks olema ikkagi juhitav võimsus, ma ütlen puusalt, et ma arvan, Kalle Kilk oskab seda täpsemalt kirjeldada samas suurusjärgus või vähemalt sarnases suurusjärgus, kui praegu me maksame põlevkivikatelde eest. Et müts maha kõigi energeetikute ees, kes suudavad neid põlevkivikatleid ülal hoida, see ei ole kindlasti lihtne tegevus. Tegemist on amortiseerunud kateldega tihtipeale ja seal on vaja palju vaeva näha. Aga ma arvan, et ta sarnasesse suurusjärku jääb, kui me maksame praegu reservidest. Seda esiteks. Teiseks, valitsus vähemalt
ma arvan küll, minu valitsus ei hakka kindlasti tegema investeerimisplaani ettevõtjate eest. Te ütlete, et olge kindlam. Kuulge, valitsus võtaks maksumaksja raha ja hakkaks ütlema, et siia rajame me merepargi, siia rajame tuumajaama, siia selle kolmanda ja seda kõike teeme maksumaksja raha eest. Me oleme erinevad ja see on täiesti vastuvõetav. Mina olen liberaal, teie olete sotsiaaldemokraat. Teie arvates oleks okei maksumaksja rahaga minna turule. Mina arvan, et meie ülesanne on selle vähese napi maksumaksja rahaga käituda nii vastutustundlikult kui võimalik ja riigipoolne osalus või initsiatiiv on põhjendatud seal, kus muidu oleks turutõrge. Nii et see on see vahe meil. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase esimese küsimuse käsitlemise. Enne kui me läheme nüüd teise küsimuse juurde, mille esitab Helir-Valdor Seeder, on Helir-Valdor Seeder tõstnud käe ja soovib esitada küsimuse istungi läbiviimise protseduuri kohta. Helir-Valdor Seeder, palun. Aitäh, austatud juhataja. Tõepoolest, mul on selline heatahtlik protseduuriline ettepanek, et see informatsioon, mida me siin vahetame, on väga oluline loomulikult selles saalis viibivatele inimestele, saadikutele ja ministritele. Aga meid jälgivad ka inimesed ilmselt läbi ekraanide ja mul on ettepanek, et me niisuguseid lühendeid, millest meie aru saame, aga vaatajaskond ei pruugi aru saada, kasutaksime võimalikult vähe, nagu NMAK ja nii edasi. Ma usun, et suur osa inimestest ei saa aru, mis see NMAK on, et energiamajanduse arengukava ja nii edasi. Mul on palve, et vältida niivõrd kuivõrd võimalik lühendeid ja väljendada nii-öelda selgelt ennast, et laiem auditoorium meid ka mõistaks. Aitäh! Aitäh! No ma loodan, et kõik, kes siin sõna võtavad, üritavad ennast ka võimalikult selgeks teha, aga kui mõnikord need lühendid sisse lähevad, et eks siis teinekord on võimalik neid parandusi sisse viia ja teil on kohe võimalik lühendivabalt esitada oma küsimus, sellepärast et teine küsimus on peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Helir-Valdor Seeder ja teemaks on Eesti majanduse konkurentsivõime. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh, auväärt peaminister! No viimastel aastatel on Eestis olematu majanduskasv, kõrge inflatsioon ja hinnatõus, rekordilised maksutõusud ja uued maksud, kiire riigi laenukoormuse ja riigieelarve defitsiidi puudujääk. No ettevõtjate kindlustunne on vähenenud ja üldine konkurentsivõime langenud, me teame, ja kõikide meie naaberriikide majandused on meist ka mööda vuhisenud. Ja täna on Riigikogus arutusel välismaalaste seadus, mis drastiliselt muudab tööjõupoliitikat, eelkõige siis sissetoodava võõrtööjõupoliitikat, mis omab ka päris olulist mõju meie konkurentsivõimele. Ja selle seaduse raames on siis plaanis valitsusel 3-kordseks tõsta sisserände piirarvu. Vaatamata sellele, et viimastel aastatel ei ole seda piirarvu isegi mitte täidetud ja sissetoodavast tööjõust ainult 15% on toodud selle piirarvu all, ülejäänud 85% on tulnud läbi erandite ehk väljaspool piirarvu. Lisaks sellele siis alandatakse palganõuet kuni 80% Eesti keskmisest, mis Tallinna oludes on umbes Tallinnast 70% Tallinnas makstavast keskmisest. Rääkida siin kõrge kvalifikatsiooniga juhtidest ja ekspertidest ei ole mõtet. Seadustatakse ka seda, et siia tööle saabuvad isikud siis tööloa alusel võivad siin olla tulevikus 9 kuud töötuna ja neile laiendatakse kõik erinevad toetused, töövõimepensioni ja vanemahüvitised ja nii edasi. Ja minu küsimus sellel taustal on loomulikult sotsiaalne surve süsteemile, sotsiaalsüsteemile, tervishoiule, sellega kasvab kohutavalt. Et miks valitsus selle asemel, et kõrgema lisandväärtusega ja teadmiste põhist automatiseeritud ja nii nagu te ütlete ka tehisaru kasutamisele orienteeritud majanduse asemel pöörab majanduse tegelikult tagasi odava tööjõu eelise ja väheefektiivse majanduse suunas. Miks valitsus seda teeb? Aitäh! Jah, aitäh, hea küsija. Kui te alustasite majanduse üldisest pildist, siis jah, ma arvan, et meie regiooni majandus tervikuna on olnud sõja ja keerulise aja tõttu surve all ja meie samamoodi, et paar aastat ongi olnud kehv majanduskeskkond, pole kahtlust. Ei ole küll defitsiidi puudujääk, vaid on defitsiit. Et ma selle parandan ära, et muidu on nagu likviidsuse likvideerimine igaks juhuks, märgin ära. Ja maksude puhul parandan sellegi, et maksutõus on olnud sel aastal, me siiski õnneks langetasime makse, kaotasime teie tehtud selle astmelise tulumaksu ehk maksuküüru. Alguseks lihtsalt ära parandada selle. See tähendab netopalga tõusuna umbes 10% Eesti inimestele, nagu Eesti Pank ütleb.
numbritest. Nüüd, mis puudutab tööjõurännet, siis rände puhul on ikkagi pigem see pilt selline, ma saan aru, et konservatiivsetele erakondadele nagu sobib kuidagi seda maalida veidi mustemaks. Aga numbrid näitavad just teilegi tulnud numbrid, et Eestis siiski rändab rohkem välja kui sisse, nii et see pilt on pigem sedapidi. Ja mis puudutab tööjõu juurde toomist, siis pigem on ju arutelu käinud selle üle, mida on ka korduvalt ilmselt parlamendis räägitud, ka mina olen infotunnis rääkinud arupärimistel ja räägitakse veel, et OSKA raport ehk see kutsekoja raport, kus sees on tööandjad, ametiühingud, Siseministeerium, haridusministeerium, kõik erinevad osapooled, kirjeldab ära, et meie haridussüsteemist ei tule teatud valdkondades oskustega inimesi ja see on probleem meie majanduse edasisel arengule, et meil on vaja teatud oskustega inimesi, kes teeksid teatud töid. Seda näidet olen minagi toonud, majandus- ja tööstusminister on toonud, aga toon veel, see kirjeldab võib-olla sellisel väiksemal skaalal seda hästi, et ühes trükikojas, kenas väikses Lõuna-Eesti linnas on nii, et Ukraina abielupaar aitas tööle panna ühe liini, et 10 inimest said tööd, et meil on vaja teatud oskustega inimesi. Nii et jah, ma arvan, et ma saan aru, et poliitilistes huvides võib-olla on teil seda vaja kuidagi migratsioonipumbana esitada, mida siin EKRE on ka väga pikalt mananud ja ei ole ju kuidagi juhtunud. Ränne on siiski kontrollitud ja kontrollituks ta jääb, vaid tegemist on ikkagi oskustega, töötajate toomisega sinna kohta või tööjõu kitsaskoha likvideerimisega selles kohas, kus see on. Et selle asja mõte on ikkagi, kui on teatud oskustega inimesi puudu, kas siis konstruktsioonide tegemisel, teatud töölõikudel, siis neid inimesi saab sinna tuua, et see ei ole kuidagi lihtne ega murevaba. Nii et see on see pilt, aga kui te ütlesite, et see eelnõu on siin menetluses, siis eelnõu debatist te saate ju seda kõike käsitleda. Aitäh! Suur tänu ja Helir-Valdor Seeder, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh, auväärt peaminister. Sellega ma olen loomulikult nõus, mis te ütlesite, et olukord ei ole lihtne ja ega lahendused ei ole ka lihtsad, aga paraku minu arvates need valitsuse praegused välja pakutud lahendused olukorda ei paranda, vaid pigem konserveerivad selle olukorra või isegi süvendavad meil probleeme. Olukorras, kus ei ole suurt majanduskasvu ja kus nii sisserände kui siia tuudava tööjõu puhul me võimaldame inimestel olla töötuid kõiki sotsiaalseid hüvesid, mis läheb ka vastuollu solidaarsuse põhimõttega. Solidaarsuse põhimõttega, kus siin lühiajaliselt viibivatele inimestele võimaldatakse kõiki sotsiaalseid hüvesid, aga see ei ole proportsionaalne, kui pikaajaliselt on kulud. Nii et see ei ole nagu mõistlik. Nüüd te rääkisite OSKA raportist, siis siin on terve lehekülg, kuhu mahub terve maailm ära eelnõu seletuskirja juures. Siin ei ole kaugeltki juttu ainult mingitest spetsiifilistest valdkondadest ja ekspertidest. Ja ränne muidugi kontrolli all meil ei ole. Ei tööjõu ega muus mõttes, absoluutselt mitte. Põhiseaduskomisjonis ei suuda meile ei Siseministeerium, Sotsiaalministeerium ega ükski teine ministeerium tuua adekvaatseid andmeid inimeste liikumise osas üle piiri ja kes kuhu on jäänud ja kes millal kuhu on lahkunud ja samuti ka kulutusi. Ja kogu tegelikult seda välismaalaste seaduste muudatusi tuleb vaadata kontekstis rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muudatustega, mis meil ka parlamendis arutelul praegu on ja millega suurendatakse ka tegelikult ja laiendatakse siia sisse toodavate inimeste ja tulevate inimeste ringi. Näiteks lisaks siis abielus olevatele ja kooselus olevatele inimestele võib siia nii-öelda perekonnaliikmetena tuua ka emotsionaalse sideme kaudu või siis majandusliku sõltuvuses olevaid inimesi ja nii edasi. Et kogu see kontingent ju hakkab koormama meie sotsiaalsüsteemi olukorras, kus tervishoiusüsteem ja tervisekassa on defitsiidis. Sotsiaalsüsteem on kriisis, et me elame ju üle jõu. Peaminister, äkki te võtate tagasi, et praegu on selline tuhin, et valitsus võtab eelnõud massiliselt tagasi, olete valmis ka need eelnõud tagasi võtma? Aitäh. Härra peaminister, palun. Aitäh selle küsimuse ja selle lahke ettepaneku eest. Kinnitan, et sellist tuhinat, nagu te ütlesite, ju ei ole. Üks eelnõu, mis puudutas
toimingupiirangu nii-öelda kvalifitseerimise määratlemist sai justiitsministri poolt tagasi võetud ja selle valitsus esitleb uuesti. Ja ma saan aru, et teil oli korruptsioonivastase erikomisjoni avalik istung, kus otsiti ühisosa õiguskaitse, Riigiprokuratuuri ja parlamendi erinevate osapoolte vahel, et kuidas kvalifitseerida toimingupiirangut nii, et ka avalikkus saaks aru, milline see lävend peab olema ja millisel viisil siis seda menetleda, kas väärteona või kriminaalmenetluses. Nii et see oli üks eelnõu. Ja kui on muid eelnõusid, mida valitsus soovib tagasi võtta, mis on menetluses, siis seda saab valitsus teha, te teate reegleid, nii see käib. Nüüd OSKA sellest välistööjõu uuringust. Ma siiski pean teile ütlema seda, et ma ei tea, võib-olla tõesti seal materjalides ei ole, aga muidugi pahasti kui ei ole, aga hea, et ma saan öelda, on märkimisväärne osa, see on nüüd välistööjõu uuringust, pereliikme viibimise alustega inimestest tööturul hõivatud 42%. Ja 20% neist töötavad tippspetsialistidena, 16% on lihttöölised ja ülejäänud on hõivatud oskustöötajatena. Nii et märkimisväärne osa nendest, keda te mainisite, on ka tööturul hõivatud. Ja arvestades Eesti tööturu vajadusi, ma arvan, et töökäsi on siin igal juhul vaja, et tööpuudus sõltuvad tsüklist parajasti. Kui majandus hakkab kasvama, siis on kindlasti töökäsi juurde vaja ja Eesti majandus, ma saan aru, et me siin võib-olla vaatame erinevate prillidega, aga siiski on vähemalt aasta alguse seisuga on olnud ikkagi kasvutsükli alguses, eks ju. Ehkki Hormuzi väina mõjud tõenäoliselt mõjuvad kogu Euroopale, mõjuvad ka meile, nii et eks te peate mõtlema, kuidas see konservatiivne poliitika laiemalt siin levib. Nüüd, mis puudutab seda OSKA raportit ja tööjõudu, siis seesama loetelu ehk tööjõupuudusega tegevusalade loetelu töötatakse välja konkreetsete kriteeriumite alusel, see ei ole kuidagi meelevaldne. Seal on OSKA tööjõuvajaduse prognoos, enne te kutsusite üles lühiterminit mitte kasutama, aga OSKA on selline termin, tegevusalade ekspordi osatähtsus müügitulust ja tegevusala keskmine brutotöötasu. Et selle alusel see tööjõupuudusega tegevusalade loetelu töötatakse välja, et see puudutab ikkagi OSKA raportit, ekspordi osatähtsust ja keskmist brutotöötasu, et ta ei ole kuidagi meelevaldne ega juhuslik. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Mart Maastik, palun. Ja suur tänu, härra eesistuja, austatud peaminister. Et kui jätkata samal teemal, et siis odav tööjõud on ikkagi see, millest meie räägime, mitte sellest, millised võimalused on praegu tuua riiki juba niigi tööjõudu sisse, Eesti siis keskmist palka makstas ja väga palju muid variante. Aga kui rääkida sellest konkurentsivõimest, milles see küsimus siin oli, et siis kõige rohkem mõjutab konkurentsivõimet ilmselgelt energiahinnad. Ja kui siin Helir-Valdor Seeder ütles ennem, et ENMAK-i lühendist ei saada aru, siis ma arvan, et ka sellest sisust ei saa praegune valitsus aru, et see ENMAK on siis teatavasti energiamajanduse arengukava, mis on aastani 2035. Ja selles arengukavas on kirjas kõik unelmate variandid, mida siis energia tootmiseks vaja võiks minna. Aga läbimõeldud poliitikat, mis oleks realistlik ja mis see kõik meie maksma läheb, seda seal ei ole. Te tõite siin näite, et turutingimustel ehitatakse suurimat akupanka või parki, aga samas, kui see akupark tegelikult teenindab siis selle taastuvenergia tuulikute ja päikeseenergiat peaks sinna talletama, siis nendel päevadel, kui mitu päeva ei ole tuult ega päikest, see tähendab, toob see sama akupark läheb tühjaks, aga sinna juurde liidetav siis tööstus ehk siis serverid vajavad ikka voolu ja see tähendab seda, et veelgi suuremaks läheb tegelikult vajadus juhitavale energiale. Ja vaat see juhitava energia puudus on meil tõsine ja te ütlesite, et kõik tuleb turutingimustel, ei tule ju. Reaalselt on ju meil praegu peale makstud juba taastuvenergia tasusid siiamaani üle miljardi. Ja järjest tuleb neid uusi juurde, tuulikutele tehakse 100 tuulikule järjest jälle dotatsioonidega pakkumisi. Minu küsimus on, et millal me jõuame ükskord ka ENMAK-is ja põhimõtteliselt ka valitsuse otsustes sinnani, need on läbi mõeldud majandus- ja energiapoliitika. Aitäh. Ja aitäh. Mitu väidet, mitu küsimust. Kõigepealt energia hinnast te ütlesite, et energia hind on kõige olulisem. See oli teie esimene väide.
Me oleme pannud sellesama energia hinna võrdluseks Läänemere-äärsete riikide keskmise elektri hinna. Andres Sutt kirjutas Delfis ühe pikema loo, seal on graafikud ka ilusti olemas ja nii edasi. Ja ma kordan seda, et oleks ka ilusti öeldud, 2,5 kuni 5 megavatt-tunnise aasta tarbimisega kodutarbija elektri õpphind 2024. aastal Läänemere-äärsete riikide keskmine oli 26,22 senti. Eestis oli see 22,57. Me olime Leedu järel teisel kohal napilt, õige väikse vahega. Kõige väiksematel tarbijatel olime esimese 2 koha sees. No kui hinnast räägime. Keskmine 20 kuni 499 megavatt-tundi aastas, see on äritarbija nüüd, oleme kolmandad. Meie ees on Rootsi, Soome, siis on Eesti. Keskmine on 20,34, me oleme alla sellest keskmisest, on 19,19. Nii et me oleme sealgi ilusti võrdlusarvu järgi alla, mõlemas. Nii, kus me oleme üle, on suuremad tarbijad, 70 kuni 150 gigavatt-tundi aasta tarbimisega äritarbija, Läänemere-äärsete riikide keskmine on 14,3, meil on 15,83 ja me oleme neljandad, meie ees on Soome, Rootsi, Taani. Nii et kui te küsite hinna kohta, seda esiteks. Teiseks, kui te küsite, et tuleb tarbimist juurde, jah, erinevate tööstuste ja elektritarbijatega on vaja uusi tootmisi. Eelduslikult see on seesama muna-kana debatt, mille üle ju energeetikud ja majandusinimesed pidevalt debateerivad. Kumb tuleb enne, et kas tuleb energia tootmine enne, noh, selle vastu te ju võitlete. Te olete ju kogu aeg võidelnud selle vastu, et tuleksid uued tuulepargid. Ärge häbenege seda, noh, kui te võitlete, siis võidelge, eks ju. Et konservatiivid on ju väga aktiivses võitluses taastuvenergia vastu, aga kui need tulevad, siis on ka neid tootmisi võimalik siia rajada. Ja juhitavat kindlasti on vaja, samamoodi on võrke vaja, selleks, et juhitavat kasutada, ega siis päeva lõpuks võib teha pikaajalise vooluostulepingu ehk PPA ehk pikaajalise vooluostulepingu, teha ka näiteks Soome tuumajaamaga. Seda on kõike võimalik teha, on võimalik ka muude allikatega teha. Nii et selleks on turul tegelikult instrumendid olemas, kui sa tahad kindlustada endale hinna. Aga tihtipeale, kui küsida ettevõtjate käest, miks nad mõnes valdkonnas seda PPA-d ei ole teinud, ehk pikaajalist vooluostulepingut, siis sellepärast, et börsilt saavad nad soodsamalt. Et börsihind on neile tihtipeale soodsam. See on aus vastus, mida mulle antakse ja ilmselt antakse teile ka, kui te küsite. Ja kokkuvõttes te küsite energeetikapoliitika kohta. Ma siiski meenutan, et selles majandussüsteemis, kus meie oleme, turg toimib nii, et hind on ikkagi nõudluse ja pakkumuse tulemus. Ja mulle tundub, et siin debattides väga tihti see kipub ununema. Nõudlus ja pakkumine töötavad koos, siis tekivad ka tootmised ja hind. Aitäh! Suur tänu, sellega lõpetame tänase teise küsimuse käsitlemise. Liigume edasi, tänane kolmas küsimus on rahandusminister Jürgen Ligile. Küsib Riigikogu liige Lauri Laats ja teemaks on põlevkivi kaevandamise õigus. Lauri Laats, palun. Ja aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees ja minister. Ja tahaks rääkida uuskiviõli kaevandamise välja müümisest, kaeveloa müümist erasektorile. Lihtsalt tahaks meelde tuletada, et Eesti Energia on aina aktsionär on Eesti Vabariik. See tähendab seda, et Eesti Energia kuulub Eesti rahvale. Ja Eesti Energia üldkoosolek on kõrgem juhtorgan. Ja selle kõrgema juhtorgani eesotsas on rahandusminister Jürgen Ligi. Kui see uudis tuli ilmsiks, et Eesti Energia tütarettevõte tegi sellise otsuse läbi Eesti Energia nõukogu, et siis kaeveluba müüa X hinnaga erasektorile, pärast selgus erasektori poolt, mis see hind ka oli, mitte märkimisväärne, siis Jürgen Ligi ütles, et see ongi Eesti Energia nõukogu pädevuses ja rahandusminister kui rahvaesindaja üldkoosoleku näol selliseid otsuseid ei tee. Ja ma ikkagi tahaks küsida, see ju vastus tähendab ka seda, et mida ka Jürgen Ligi on öelnud, et tema sellest otsusest ei olnud teadlik. Küsimus, hea minister, kas te olite sellest otsusest teadlik, et selline otsus nõukogu poolt vastu võetakse? Ja kui olite teadlik, mis ajast te olite teadlik ja kuidas te protsessi lõite kaasa? Aitäh. Jah, härra rahandusminister, palun. Aitäh. Teema on nüüd väga pikki aastaid üleval olnud ja ma olen sellega olnud kursis, et kaks firmat omavahel vaidlevad, VKG ja Eesti Energia. Ja
see hetk, kui see kokkulepe nende vahel sõlmiti, oli minul jäi teadmata, et mul ei ole selle kokkuleppe vastu midagi, et kui te tahate vaielda, kas see oli hea või halb, siis hea meelega. See, et erafirmale antakse õigus midagi kaevandada, see on Eestis tavaline ja selle vastu mul midagi ei saa olla. Aga loomulikult, kui ma kuulsin, lugesin ajalehes seda, et see on ära toimunud, see kokkulepe, siis ma helistasin ka juhatuse esimehele, ka oma asekantslerile ja noomisin neid, et mind oleks pidanud siiski informeerima. Aga sellest ei juhtunud midagi, lihtsalt vabandati ja ma pean tunnistama, et üldiselt Narva kaevanduse sulgemise otsusest mind teavitati enne. Nii et meil ei ole seda probleemi, et oleks põlevkivist puudu ja ei ole ka seda probleemi, et nüüd eraisik või erafirma kaevandab. Sellega on kõik hästi. Nad kaevandavad, maksavad makse, annavad tööd, väärindavad põlevkivi. Aitäh. Suur tänu, Lauri Laats, teil on täpsustav küsimus, palun. Jaa, aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees ja minister. No ega suuresti meil ju suuri etteheiteid erasektorile ei olegi. Ja kui me räägime VKG-st, siis tõesti tegemist on ju suure ettevõttega, kes tagabki töökohad inimestele selles piirkonnas. Ja küsimus on ju millegis muus. Küsimus on selles, et jällegi vaatame sinna ajalukku, teil on ju õigus. Kogu see saaga kestis umbes 20 aastat. Eesti Energia käis ka kohtus ja VKG selle kohtuprotsessi alustas. Ja Eesti Energia kaitses seda kaevandamisõigust ja see tähendas seda, et tal oli selge huvi omada seda kaevandamisõigust. Ja Eesti Energia võitis selle kohtuprotsessi, mille tulemusel sõlmiti ka kokkuleppe erasektoriga, kus 1/3 kaevevarust siis läkski erasektorile ja 2/3 Eesti Energiale. Ja järsku kabineti vaikuses, ja nagu ma sain aru, et isegi teie ei olnud sellest teadlikud, sündis selline otsus. Ja sellest lähtuvalt lihtsalt see maht, mille osas see otsus sündis, on meeletult suur. Me räägime 200 miljonist tonnist põlevkivi. See on suur maht, see annab ettevõttele umbes 30 aasta kaevandusvaru. See, et sellest väärindatakse ja tehakse õli ja kõik nii edasi, see on midagi muud. Meie räägime kogu sellest protsessi olemusest. Kuidas seda tehti, miks ei arutatud avalikkusega ja mis on sellised tagajärjed pikemas perspektiivist lähtuvad, kui me räägime varudest. Umbes varusi on Eestis põlevkivi osas kaevandatavaid varusi on 1 miljard tonni ulatuses. Ja praegu 200 miljoni tonni otsus oli tehtud kabineti vaikuses ja meil on selle osas küsimusi etteheited ja huvitaval kombel teid see ei häiri. Aitäh. Aitäh, ma juba vastasin, et mind häirib küll, et ministrit ei informeeritud, aga mind see otsus ise ei häiri. Mind häirib see, et te eksitate avalikkust, et te räägite näiteks 200 miljonist tonnist, tegelikult on see kogu hulk on 90 miljonit tonni, siis olete te levitanud juttu, kuidas maal olev maht saab korrutada siis põlevkivi müügi hinnaga ja nimetada seda kahjuks, see on vale. Veel on mulle saadetud näiteid, kuidas on teie esimees räägib, kuidas mitte kellelgi pole voli seda strateegilist varu jäädavalt ärastada. Ei, seda keegi ei ärasta, see varu on endiselt riigi oma. Ja see on antud kasutada tõepoolest erafirmale kõigi reeglite kohaselt. Teie esimees räägib ka siin korruptsioonist, teie esimees räägib
räägib, et see on küüniline, rahvale ei anta isegi ülevaadet, põlevkivita oleme täielikult rahvusvaheliste tarnete meelevallas, meie igapäevane elu hakkab toimima teiste riikide armust ja sellised toredad väited, eks. Et ärge kütke rahvast üles, ärge valetage. Meil on põlevkivi üleküllus. Kui te räägite 20 aastast, siis nullindatel oli põlevkivi teemal veel lootus, et ta on tasuv elektri tootmiseks, aga seda ta ammu ei ole enam. Põlevkivi pakub kõige kallimat elektrit üldse ja see tasub ennast ära ainult kõige külmematel aegadel. Ja ta pääseb sel ajal turule. On ainult hea, kui on Eestis need seadmed, mis võimaldavad väärindada õli või põlevkivi õliks ja tuua väiksemast kogusest suurem tulu. Nii et ma ei tea, millest te täpselt räägite, kus te seda konflikti otsite ja miks te rahvast hullutate selliste väidetega. Põlevkivi on elektri tootmisena perspektiivitu. See on see kurb lugu. Isegi kui CO2 kulu maha arvestada, ta on perspektiivitu. Aga õli tootmisega veel on võimalik tegeleda ja ka Eesti Energia on avamas uut õlitehast. Aitäh! Aitäh! Sellega lõpetan meie 3. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 4. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Varro Vooglaid ja teemaks on julgeoleku olukord. Varro Vooglaid, palun. Ja, suur tänu. No, viimastel nädalatel oleme muuhulgas ERR-i vahendusel saanud lugeda mitmeid uudiseid, milles kajastatakse, et Venemaa päris kõrged esindajad süüdistavad Eestit ja Balti riiki laiemalt, ma ei mäleta täpselt, kuidas see oli, siis seotuses nende sadamaid tabanud droonirünnakutega. Ja ega sellist asja ei ole meeldiv lugeda meil kellelgi ilmselt. Mina ise olen aga neid uudiseid lugedes mõelnud, et mulle tundub, et kõige parem esmane kaitse selliste süüdistuste eest ja nende süüdistuste pareerimiseks oleks see, et avalikustada võimalikult palju informatsiooni, mis on meile teada nende rünnakutega seonduvalt, millest siis nähtuks, et meie ei ole võimaldanud kasutada oma territooriumi nende rünnakute elluviimiseks ja seetõttu süüdistada meid sellistes asjades ei ole kohane ega lihtsalt tõepärane. Ja ma ei tea, miks ei ole seda informatsiooni piisavalt palju minu hinnangul küll siiani avalikkusega jagatud ja sellega seonduvalt ma mõtlesin ka teie käest küsida, et ehk te saate vastata mõningatele lihtsatele küsimustele, mis siis aitaksid pilti selgust tuua. Kuigi nendel teemadel on ka varem olnud juttu, nüüd on olnud aega asju uurida nii Kaitsepolitseiametil kui ka teistel ja ilmselt peaks olema ka rohkem informatsiooni teil, mistõttu ma küsingi seda, et kas te saate avalikkusele kinnitada, et kõikide Eesti territooriumil lennanud sõjadroonide lennutrajektoor, kogu lennutrajektoor on tänaseks teada. Et me teame, kust need droonid õhku tõusid, me teame, kus nad Eesti õhuruumi sisenesid, kus nad Eesti õhuruumis mingi ajahetkel viibisid ja kus nad väljusid. Ja kui see informatsioon on tegelikult teada, siis miks ei ole seda avalikkusega siiamaani jagatud? Ja mis on muidugi kõige kriitilisem küsimus, on see, et kas te saate ka selgelt kinnitada, et ükski nendest sõjadroonidest, mis meie õhuruumis seikles, ei tõusnud õhku ei Eesti maismaa territooriumilt ega ka Eesti mereterritooriumilt? Aitäh! Jah, aitäh, hea küsija. Mul on kahju, kui Venemaa väärinfo teis tekitab vajadus ennast õigustada. Venemaa puhul, üldiselt Vene esindajate puhul on levinud selline, ma ei tea, huumor, et millest aru saada, et nad valetavad, siis tavaliselt tuleb suust hääl välja, et üldiselt see jutt sellise kvaliteediga on. Et mis puudutab nüüd neid samu väiteid, te otsisite Eesti eraldi välja. Venemaa süüdistab üldiselt kõiki riike enda ümber milleski, kõiki Baltimaid, Soomet, nii edasi, samas jutus, mida te räägite, seda esiteks. Ja täiesti alusetult loomulikult. Eesti, rõhutan nüüd üle, see on oluline, seda ma kordan peaaegu iga infotund EKRE saadikutele, kordan seegi kord, Eesti ei jaga oma territooriumit ega õhuruumi selliste asjade jaoks. On selgelt öeldud, ma arvan. Kordan üle, te vist ei kuulnud, Eesti ei anna oma territooriumit kellelegi teisele kasutada selliste asjade jaoks. Me ei paku oma territooriumit selle jaoks. Nüüd,
Miks sõjakillud lendavad ümbritsevate riikide territooriumile, on ju igale arukale inimesele kaunis klaar, et 5. aastat. Ja see peaks teis ebamugavust tekitama. Tapab Venemaa naisi ja lapsi Ukrainas. Venemaa tapab Ukrainas. See, kes valetab, see, kes süüdistab. See peaks ebamugavust tekitama. Ja ometi ei tekita. Ometi me arutame Venemaa süüdistusi teiste riikide vastu. Miks? Venemaa tapab seal inimesi. Mõelge korra sellele, proovige seda öelda. See agressioon tuleb hukka mõista, Venemaa tuleb peatada. Ukraina kaitseb ennast ja need killud lendavad teiste riikide territooriumile. Ja mind endiselt hämmastab, et tulete 5. sõja-aastal parlamendisaali Eesti riigis, NATO riiki, Euroopa Liiti, kes toetab Ukrainat jäägitult ja ütlete, et teil on ebamugav sellepärast, et Venemaa räägib mingit jutte. No tegelikult ei peaks nii olema, eks ju. See kõik on minu meelest vastupidiselt väga piinlik. Ja kui on uurimine, siis uurimist juhib prokuratuur, läbi viib, kes iganes seda uurimist läbi viib, kui on see Kaitsepolitseiameti pädevuses, siis selle uurimise tulemusi, detaile tutvustavad nemad. Ongi kõik. Aitäh! Suur tänu. Varro Vooglaid, teil on täpsustav küsimus, palun. Jaa, no ega ma ei saanud ju küsimusele vastust. Ma ei küsinud seda, kas Eesti on andnud oma õhuruumi kasutada nende rünnakute elluviimiseks. Minu küsimuse taustaks on see, kas reaalselt on kasutatud meie õhuruumi nende rünnakute läbiviimiseks. No me teame, et faktiliselt on. Need droonid on lennanud Eesti õhuruumis, aga küsimus on nüüd selles, et kust kohast need droonid tulid, millisel viisil neid rünnakuid ellu viidi. Et kui näiteks ilmneb, et tegelikult osad nendest droonidest on tõusnud õhku ka näiteks Eesti territooriumilt, kas maismaa territooriumilt või mere territooriumilt, siis see on ju probleemiks sõltumata sellest, kas valitsus on lubanud sellisel viisil meie territooriumi kasutada või ei ole. Igal juhul on see probleemiks. Olgugi, et siis kui oleks lubanud, siis oleks see probleem palju tõsisem kui siis, kui ei ole lubanud. Ja sellepärast ma küsingi teie käest, et kas te oskate öelda, millised need lennutrajektoorid olid? Isegi kui te ei ütle meile täna, millised need trajektoorid olid, siis kas te teate seda tegelikult? Kas faktiliselt on õnnestunud välja selgitada, kust need droonid reaalselt õhku tõusid, kust nad meie õhuruumi sisenesid? Ja veelgi enam võiks ju küsida ka seda, et milliste droonidega üleüldse tegu oli. Et kui me vaatame informatsiooni Ukraina ja Venemaa vahelise sõja kajastuse mõttes või kui me vaatame ka Soome meedias avaldatud informatsiooni, siis seal on igapäevaselt avaldatakse infot selle kohta, millised droonid on kusagil kasutusel olnud, milliste droonide juppe on kusagilt leitud, aga nende droonide kohta, mis Eestis alla kukkusid, me ei ole saanud praktiliselt mitte mingisugust informatsiooni. Me ei teagi, mis tüüpi droonid need on, kui pikki vahemaad sellised droonid suudavad läbida, et jääb paraku selline mulje, et väga palju ikkagi avalikkuse salastatakse ja Eesti kodanike eest informatsiooni varjatakse. Teil on muidugi õigus, et sõja ajal venelased valetavad oma ründeoperatsioonide kohta, aga paraku sõja ajal kõik osapooled valetavad. Et Priit Hõbemägigi kirjutas sel nädalal Postimehes, et ukrainlasedki võtsid kohe kasutusele sellise strateegilise kommunikatsiooni taktika, et pool informatsioonist on kohe vale. Me teame, et kõik valetavad, aga mulle paraku tundub, et ka Eesti Vabariigi valitsus kipub meile valetama nende asjadega seonduvalt. Aitäh! Jah, hea küsija, no mul on selline tunne, nagu ma vaidleks idanaabri pressiteenistusega praegu. Ja andke andeks see väljend, aga mulle nii tundub. Ma olen korduvalt öelnud ja ütlen veel, ja seda ütlevad teised valitsusliikmed, ütlevad kõik inimesed, kes sellesse puutuvad, Eesti ei anna oma õhuruumiga territooriumi kasutada selliste operatsioonide läbiviimiseks. Mis seal keerulist on? Seal ei ole midagi keerulist. Te ütlete, ei tea, järsku on ikka Eestist läinud midagi. Ei ole, laske nüüd Kremlile ise oma pertöö ära teha, ärge tehke nende eest. Seda esiteks. Nii et, ja teiseks, seesama, et rahuajal või sõjaajal, ma siiski ütleks, et Venemaa on ju meie regioonis Euroopale, NATOle igas kategoorias eksistentsiaalne ja aktuaalne oht. Me teame seda. Seda, et Ukraina ennast kaitseb, teame me ka. Sõda käib endiselt ja killud lendavad teistesse riikidesse. Ja see, kui Kreml võtab nüüd rääkida, et neil on tõesti raske, keeruline tappa naisi ja lapsi Ukrainas, et nende sadamaid rünnatakse, te võtate südame ja tunnete kaasa. No ärge tundke. Mina mõistan ukrainlaste enesekaitset, mina toetan nende enesekaitset, arusaadav. Loomulikult me ütleme neile, et nende droonid peaksid püsima selles sihtmärgi raadiuses, kus nad toimetavad, mitte tulema meie õhuruumi. See on ju klaar. Kõike muud, mis puudutab uurimist, kõiki muid detaile saavad avaldada need, kes uurimisi läbi viivad. Eesti on üldiselt väga avalik ja väga läbipaistev sellistes küsimustes. Aitäh!
Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Rene Kokk, palun. Aitäh, hea juhataja, hea peaminister! No viimastel päevadel oleme kahetsusväärselt saanud teada, et meie mõned relvahanked viibivad. Nimelt siis USA poolt. Saate te natukene valgustada seda, et kui palju me oleme ettemakse teinud sinna, suurusjärgud, see, mis viibima hakkab, mis on see ajaline perspektiiv, kas me teame ka, et kaua siis üks või teine laskemoona hange viibida võib? Ja kas te olete ka isiklikult Washingtoniga suhelnud sellel teemal? Ma saan aru, et kaitseminister on tegelenud sellega, aga võib-olla peaks äkki veel kõrgemal tasemel proovima rääkida, sest Eesti jaoks on selle laskemoona saamine eluliselt tähtis, et me selle õigel ajal saame. Kas te olete ka ise tegelenud selle probleemile lahenduste otsimisega? Aitäh! Aitäh! No siin on mitu erinevat dünaamikat. Esiteks põhjus, miks ameeriklaste relvastuse eksport viibib kõikide liitlaste juurde, kõikidesse riikidesse, on ju Hormuzi väinas ja Iraani ümber toimuv. Te küsite, et kas ma tean, millal see lõppeda võiks? No ma loodan, et iga päev. Aga minu lootusest üksi ei piisa, et eks see ikka selgub koha peal, millal see lõpeb. Iga päev loeme uudiseid läbirääkimiste algamisest, kestmisest, üleminemisest, vaherahust, vaherahu lõppemisest ja uuesti jälle vaherahust. Nii et väga palju sõltub sellest ja seda on ka kaitseminister välja öelnud, et erinevate võimekuste ja moona tarnimine sõltub väga palju sellest, mis on ameeriklaste enda vajadused. Ja mõneti ka arusaadav, et sellisel hetkel võib-olla nende olukord on kriitilisem. Seda esiteks. Teiseks, see tähendab seda, et meie kaitsehankijad peavad hindama ja seda tööd saavad ikkagi kaitsehankijad omavahel teha, sest poliitikud võivad omavahel vahetada mõtteid. Me oleme üsna ees tegelikult või ütleme, president Trumpi selline suunis on ju olnud Ameerikas, et need riigid, mis panustavad ise kaitsesse rohkem, on selles relvade müügi ostu nimekirjas alati kõrgemal kohal. Aga sellest hoolimata praegu, nagu näeme, vajavad nad ise, järelikult me peame otsustama, et kas me ootame neid, ostame kuskilt mujalt, ostame teisi relvi. Eesti hangib ju päris suures koguses, meie kaitse-eelarve on tõusnud järsult, nii et see tähendab seda, et kaitseplaneerijad peavad otsustama, millised võimed, kust ja mida saab. Ja seda tööd nad teevad pidevalt, nii et täpsed maksed, tellimused, seda oskavad nemad kommenteerida nii palju, kui sellest on üldse avalik. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 4. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 5. küsimus on samuti peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Züleyxa Izmailova. Ja teema on sõnastatud selliselt Reformierakonna urbaniseerumine. Züleyxa Izmailova, palun. Aitäh, austatud juhataja, hea peaminister. Kui te sotsiaaldemokraatidest valitsuses lahti saite, siis lubasite tugevat parempoolset valitsust. Ja meie olime kindlad, et te pidasite silmas paremliberaalset valitsust, aga tänaseks on selge, et olete teinud kardinaalse pöörde ja võtnud hoopis paremkonservatiivse suuna, püüdes pakkuda konkurentsi Isamaale ja EKRE-le nende endi mängus. Miks teie valitsus pisendab naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõtet võrdse palga direktiivi ründava retoorikaga? Miks te nimetate seda ideoloogiliseks käskude ja keeldude regulatsiooniks? Aitäh! Aitäh, hea küsija! Kõigepealt selle küsimuse pealkiri, ma pean sellega ära parandama, õnneks aeg on, et me oleme väga erinevad Ungarist riigina, valitsusena ja ka maailmavaateliselt. Kõigepealt alustame sellest, mille üle me debateerisime Varro Vooglaiuga. Meie toetame Ukrainat poliitiliselt, sanktsioonidega, võitlejate nimekirja lisamisega, Vene varade külmutamisega, diplomaatiliselt, humanitaarselt, kõike seda teeme. See on erinev. Teiseks, meie toetame tugevat ja otsustusvõimelist Euroopa Liitu, ühendusi Euroopaga, mitte midagi muud. Meie suurendame kaitsevõimet ja ei maksa fossiilidest, nagu toimus Orbani ajastul. Meie toetame liberaalsust, isikuvabadusi, abieluvõrdsust, vähemuste õigusi ja ka näiteks palgalõhe vähendamist.
Ja see vahe ei ole kuidagi väike erinevus. Et ma saan aru, et teile meeldib sellist kõlavat pealkirja panna, et Reformierakonna urbaniseerumine ja see ei ole eriline kirjanduslik pärl, aga siiski. Et see ei ole väike erinevus ja mul on väga kurb, et te sellist nii-öelda lihtsustusi teete, aga ma siiski mõned näited ka toon. Pressivabaduselt. Eesti on maailmas 2. kohal, Ungari 68. Õigusriigi puhul top 10 Eesti, Ungari 73. Demokraatia ja vabaduste skaalal oleme 95 punkti hulgas, Ungari 65. Meil on täielik demokraatia, Ungari on nii-öelda osaliselt vaba. Õigusriigi raportis oleme tugev institutsionaalne raamistik, Ungaril on jätkuvalt süsteemsed probleemid. Ja ma olen kindel, et Peeter Madjar seda kõike hakkab lahendama. Ma olen temaga vestelnud päev pärast tema valimisvõitu õnnitlenud ja ma arvan, et küllap teeb asjad seal paremaks. Nii et seetõttu see pealkiri, mis siin mul puldi peal on, ma arvan, on väga ebaõnnestunud. Teiseks, kindlasti ei vähenda kuidagi ega suhtu üleolevalt ega arrogantselt palgalõhesse. Minu meelest see on probleem ja sellega tuleb tegeleda. Sellel on oma põhjused, selleks on võimalik oma samme astuda ja kindlalt toetame seda, et võrdse töö eest makstaks võrdset palka. Kui vaja, võib seda kirjutada erinevatesse kohtadesse, teadvustada, ma arvan, teadvustustööd tuleb teha. See on siiski liberaalide valitsus. Kui te viitate ühele väljaütlemisele, mida välisminister tegi, siis välisminister hiljem seda ka täpsustas ja pehmendas, nii et seetõttu ma arvan, et see väljaütlemine antud kontekstis ei ole enam aktuaalne. Ja töötajate õigusi me tugevdame, palgavahemik tuleb avalikuks enne töövestlusi, varasema palga küsimise keeld tuleb, et sisuliselt kõik see oluline osa välja arvatud bürokraatia sellest direktiivist saab ka Eesti tööõigusesse üle võetud. Aitäh! Aitäh! Ja Züleyxa Izmailova, teil on täpsustav küsimus, palun. Jah, hea peaminister. Et kui keegi oleks paar aastat tagasi väitnud, et aastal 2026 tuleb Reformierakonnale hakata selgitama võrdsuspoliitika põhialuseid ja selle mõju ühiskonnale ja majandusele tervikuna, poleks ma seda naljalt uskuma jäänud. Aga nüüdseks loeme pea igapäevaselt valitsuse pressiteated, mis võiksid sama hästi EKREIKE valitsusele kuuluda. Kas valitsus peab tõesti paremaks maksta maksumaksja rahadega trahvi selle asemel, et võtta seadusandlusse üle meetmed naiste ja meeste võrdse kohtlemise tagamiseks, nii nagu mitmed eesrindlikud ettevõtted seda juba teevad? Kui suur saab valitsuse hinnangul olema võimalik rahatrahv ja mis on selle katteallikad? Aitäh! Jaa, aitäh hea konkreetse küsimuse eest. See on väga meeldiv, sellele on hea ka vastata. Valitsusest ei ole kordagi sellist signaali antud. Õnneks selle on ka ajalukku jäädvustanud Mikk Salu, kes oma Postimehe loos ka pani kirja, et Erkki Keldo midagi sellist ei ole öelnud, aga see ei ole takistanud ometi pealkirja panemist. Arukas inimene kindlasti suudab ka pealkirjast kaugemale lugeda. Seda esiteks. Teiseks, mis sellest direktiivi puudutab, ma võib-olla teen väikse lihtsustuse, aga kuulajate ja vaatajate huvides. Seal on umbes 6 olulist punkti või 6 punkti. 4 neist võtame me tööõigusse üle, Erkki Keldo, majandusministeerium sellega tegeleb juba. Esiteks, me ei ole kindlasti palkade läbipaistvuse vastu. Vastupidi, me toetame direktiivi eesmärki vähendada soolist palgalõhet, et oleks öeldud. Ja töötajad saaksid rohkem kindlustunnet palga läbirääkimistel. Nüüd mainin. Enne töövestlust tuleb teada anda pakutava töökoha töötasu või selle vahemik. Seda me toetame, see läheb töölepingu seadusesse või tööõigusesse täpsemalt kirja. Teiseks, kandidaadilt ei tohi küsida varasemat palka. See ongi selle sama direktiivi poolt tulnud. Tööandja ei tohi takistada töötajale oma palga rääkimist. Ma saan aru, et seda on võimalik naeruvääristada, öelda, kuidas sa takistad, aga sellised katsed praktikas on olnud ja direktiiv seda nõuab. See on üks nendest mõtetest. Ja 4. kõige olulisem, töölepingu seadusesse lisatakse, et naistele ja meestele tuleb sama või võrdväärse töö eest maksta võrdset palka. Nii et ma rõhutan, kuidagi ei vähenda soolist palgalõhet, sellest teemast rääkimist, seda teemat tuleb tõsiselt võtta ja see tuleb lahendada. Aga see tuleb lahendada nii, et seda ei tehta mitte formulaari ja bürokraatliku lahendusena, sest see ülevõtmine, mida on pakutud, ütleme väikestele keskmistele ettevõtetele võib-olla ei ole kooskõlas Eesti digiriigi seniste põhimõtetega. Ja ma toon lihtsalt ühe näite Rootsi puhul. Rootsit on siin palju peetud, te ütlete, et aastal 2026 poleks uskunud, et
Te võite ka Rootsile neid sõnu peale lugeda ja ometi eksida, et sama leiab ka Rootsi valitsus näiteks, et palkade läbipaistvuse direktiivi praegune ülesehitus on halduslikult liiga koormav ja seetõttu võib hoopis takistada soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide saavutamist. Rootsi valitsus plaanib rakendamise tähtaja edasilükkamise eest seista ja algatada uued läbirääkimised, et reeglid lihtsustada. Meie täpselt seda ka tahame. Vähem bürokraatiat, et sellel oleks päris mõju ka palgalõhe vähendamisele. See on meie soov. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Tanel Kiik, palun. Ja lugupeetud Riigikogu esimees ja austatud peaminister. Paraku nüüd see viimane diskussioon, see võrdse palga direktiivi vastuvõtmise või selle vastuolemise küsimus ju maandus ikkagi sellisesse pikemasse aegritta ja sellisesse mustrisse. Ehk kui vaatame teie valitsuse tegevust, võtame näited, et kui muudate töölepingu seadust, siis te muudate seda niimoodi, et töötajate kindlustunne väheneb. Et ta on väga selgelt, suurendab paindlikkust, vähendab turvatunnet, vähendab kindlustunnet, läheb vastuolu sellega, mida ametiühingud kui töötajate eest seisavad organisatsioonid arvavad. Kui te teete AI nõukoja, siis te esialgu stardite ainult meestega. Et te leia siin ühtegi naist, ei märkagi seda, et võiks olla sooline tasakaal. Kui vaatame Eesti Rahvusringhäälingu nõukoda, siis seal on ka meil 10 meest, kes 10 otsustavad, toimetavad ja valitsus tundub, et ka siin probleemi ei näe. Kui me teeme ettepaneku muuta soolise võrdõiguslikkuse seadust, et võtta välja sealt selline jabur säte, mis ütleb, et nõukogude moodustamisel peab võimaluse korral olema seal mehi ja naisi, siis ka siin ei näe valitsus, et ka koalitsioonilt erilist tahet sellega edasi liikuda, et pigem tehakse need tihti formaalselt esimesed lugemised ära ainult selleks, et asjad nagu sahtlisse unustada. Ja nüüd siis selle võrdse palga direktiivi puhul tehakse selline lausrünnakuline pressikonverents, mis tõepoolest meenutas ühe teise erakonna retoorikat, et kõik õudsed asjad, mis Euroopast tulevad ja kuidas me sellega jõuliselt sõdime. Et paraku see on nagu suurem muster ja ei ole ainult mina või ainult sotsiaaldemokraadid, kes seda probleemi näevad. Et kui vaatate ka sotsiaalmeedias, vaatate ka inimeste kohtis ringi, väga paljud on imestunud, et mis siis nagu toimub, et kas me olemegi juba hakanud siin liikuma selle konservatiivse pöörde suunas, mida praegused küsitlused kahjuks Eesti parlamendile järgmisest koosseisus ennustavad, või mis see probleem on, et miks Reformierakond, kes on püüdnud olla ikkagi selline liberaadi juhtjõud, järjekindlalt selliseid ütleme liberaalsemaid või ka võrdseid võimalusi tagavaid nii seadusesätteid, direktiive eirab, maha hääletab, ignoreerib ettepanekuid maha teeb ja liigub just vastupidises suunas. Et tõepoolest selline mulje jääb, et miks see nii on? Aitäh teile. Jah, aitäh. Vot ilusti ütlesite lõpus, mulje jääb. Aga see on nagu Eino Baskini sketsis. Ei tea, mis seal plangu taga toimub, aga kahtlus on. Ma saan öelda, mis seal plangu taga toimub. Kõigepealt sellest direktiivist me rääkisime, et selle osa, mis puudutab võrdse tööst võrdset palka naistele, meestele, paneme tööseadusesse kirja. Kandidaadid ei tohi küsida varasemat palka, paneme kirja. Tööandja ei tohi takistada töötajal oma palga rääkimist, paneme kirja. Enne töövestlust tuleb teada anda pakutava töötasu või selle vahemik, paneme kirja. See kõik saab kirja. Nii et lihtsalt välja arvatud see bürokraatlik osa, kus te ütlesite, et on toimumas konservatiivne pööre Eestis, siis koos Rootsiga ja paljude teistega, eks ju, et Rootsi peab neid samu läbirääkimisi, mis meie. Samadel põhjustel. Et digiriigis, kaasaegses digiriigis selline halduslik koormus väikestele keskmistele ettevõtetele võib olla liig. Ma saan aru suurtest ettevõtjatest, kes on sellega hakkama saanud, müts maha tubli ja kui õnnestub seda lihtsamaks teha, ma arvan, võidavad sellest kõik ja päriselt võidab sellest ka palgalõhe vähendamine. Nüüd tulite tagasi teiste teemade juurde. Töölepingu seadus, paindlikkus. Seal me ei olnud omavahel nõus tõepoolest. Me ei olnud nõus selles ja sellega te ei olnud ju valitsuseski nõus, et töölepingu seadus saab paindlikumaks. Aga miks ta paindlikumaks pidi saama? Sellepärast, et need inimesed, kes tahavad teha väiksema koormusega tööd endale sobival viisil ja säilitada sotsiaalse kaitse, saaksid selle võimaluse. Üliõpilased, need inimesed, kellel on terviserisk, pensionärid. Te olite selle vastu. Te olite selle vastu ja minul arusaamatu põhjus, miks te olete urbaniseerunud, nagu eelnev küsimus oli. Ma ei tea, miks sotsid urbaniseeruvad aastal 2026. Ärge urbaniseeruge. Siis, mis puudutab AI nõukoda, seda tiimi juhib Kirke Maar. Selles nõukojas on nii mehed kui naised. See, et tehakse pealkirju, kui nõukoda kokku pannakse, pealkirjadega ma ei jaksa võidu joosta. ERR-i nõukogu, tõepoolest, olen nõus. Ma ei ole ka sellega rahul, et seal on ainult mehed. Ei peaks olema. Ma arvan, et esimene asi, mida me teha saame arutada enda esindajate üle. Raimond Kaljulaid on teie esindaja seal, võtke ette, näidake eeskuju. Müts maha. See on teie võimalus, kutsuge tagasi, paneme uue inimese.
Ma olen kindel, et ülejäänud saal toetab ja järgib teie eeskuju, hakkab enda omasid arutama samamoodi. Konkreetne samm. Kui räägite, siis tehke seda, millest räägite. Ja mis puudutab nõukogusid, siis siin olen mina teiega ka nõus. Riigi osaluspoliitikas oleme rahandusministriga rääkinud, sellised suunised on antud. Nõukogud peavad olema sooliselt tasakaalus. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 5. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 6. küsimus on rahandusminister Jürgen Ligile. Küsib Riigikogu liige Aivar Kokk ja teemaks on põlevkivi kaevandusload. Aivar Kokk, palun. Ja aitäh, austatud juhataja ja minister. Te olete rahandusministrina riigi esindaja Eesti Energia üldkoosolek ning vastutate otsuste eest, mis puudutavad Eesti strateegilisi varasid. Eesti riigil on põlevkiviressurss, mida kasutatakse elektri tootmiseks ning mille abil tagatakse osa Eesti energiajulgeolekust. Samas on põlevkivi kaevandusõigused antud pikaajaliselt lausa 35 aastaks eraettevõtetele, kes kasutab seda eelkõige põlevkiviõli tootmiseks. Samal ajal vajab Eesti Energia ise seda sama ressurssi nii elektri tootmiseks kui ka põlevkivi tootmiseks ja ärme unusta siin, et Eesti Energia rajab hetkel ju uut põlevkiviõlitehast. Hetkel ei ole Eestil aga piisavalt mahus alternatiivset juhitavat elektritootmist, mis suudaks katta vajaduse olukorras, kui tuul ei puhu ja päike ei paista. Ja siit minu küsimus. Mis on selle otsuse loogika, kus põlevkivi kaevandamise õigused antakse pikaajaliselt eraettevõttele, samal ajal kui riigi enda energiaettevõte vajab seda ressurssi nii elektri kui ka õli tootmise jaoks ning alternatiivne juhitav elektritootmine Eestis ei ole veel tagatud. Aitäh! Aitäh! Mina mäletan aega, kus teie erakonnal oli sama nimi, aga täiesti vastupidine poliitika. Et Mart Laar, teie auesimees, võtab siin ka sõna teie toeks, oli mees, kes Eesti Energiat püüdis erastada. Praegu mingisugust erastamist ei ole, on kaeveloa andmine olnud, selles kokkuleppimine ja põlevkivi puudust Eesti Energial ei ole. Ka selle uus kiviõli kaeveala puhul on kokkulepe, et kui Eesti Energial peaks tekkima vajadus põlevkivi järgi, mida ta ei suuda ise katta, siis ta saab seda sealt. Aga kui ta peaks hakkama ise seal kaevandust avama, siis on erinevad numbrid. On kõige suurem number, mis ma olen saanud, oleks 380 miljonit, et hakata ise kaevandust rajama sinna. See oleks mõttetu. Ja see jutt kõik, kuidas meil on elektri tootmiseks vaja põlevkivi, meil on vaja põlevkivi aastas ainult 1 miljon. Ja seda on kuhjaga erinevates kohtades. Me paneme praegu 2 kaevandust kokku, sulgeme sellepärast, et ei ole mõtet hoida nii palju kaevandusi töös ja tõsta oma hinda. Õli tootmiseks on vaja 4 miljonit, on kuhjaga olemas Eesti Energial. Elektri tootmiseks 1 miljon, veel suurema kuhjaga olemas. Et meil ei ole põlevkivi puudust. Aga üllatav on jah, et te põlgate siin koos Keskerakonnaga või nendega võidu erasektorile kaevandamise õiguse andmist. Ma usun, te teate Jõgevamaal ka karjääre, kus tegeleb erasektor kaevandamisega. Midagi ei juhtu sellest halba. Aitäh. Suur tänu. Aivar Kokk, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh. No te jätsite nüüd osaliselt küll vastamata, aga me teame, et tänasel hetkel ikkagi juhitavat elektrienergiat toodab ainult Eesti Energia. Meil ei ole piisavalt täna juhitavat elektrit ja kõige kurvem on see, et seda kinnitavad ka Anne Sulling ja Erki Raasuke, mis on avalikult võimalik lugeda ka ERR-i uudisteportaalis. Tuumajaam, meretuulepargid ja vesisalvest ei teki turupõhiselt ning ilma riigi selge ja siduva energiaplaanita ei ole Eesti energeetika investeeritav ega ka ette ennustatav. Sama analüüs ütleb väga selgelt, juhitavad tootmisvõimsused ei teki turu peale.
Riik peab need ise planeerima ja tagama ning ilma selleta jäävad investeeringud tulemata. Täna oleme aga olukorras, kus 2026. aastal on elektriarvetele juba lisandunud uued tasud, varustuskindluse ja tasakaalustusvõimsuse tasu. Samal ajal hangib Elering täiendavaid teenuseid, sealhulgas elektrisüsteemi taaskäivitamise võimekust, et kompenseerida süsteemi haavatust. See tähendab, et juhitava elektritootmise puudujääk ei ole lahendatud riigi tasandil, vaid selle kulud on juba nihkunud tarbijatele. Sealt ka küsimus, et kuidas te Eesti Energia üldkoosolekuna põhjendate olukorda, kus riik ei ole loonud piisavaid tingimusi juhitava elektritootmise tekkeks, kuid selle puudujäägi kulud on juba otseselt Eesti inimeste elektriarvetel ja te müüte kaevandusluba põlevkiviõli tootmiseks, ütlete, et see ei ole tasu, aga eraettevõttel on see tasu ja samas Eesti Energia ise toodab ka põlevkiviõli ja ehitab praegu praktiliselt valmisjärgus õlitehast. Et see kuidagi ei sobi, et eraettevõtjal tasu kaevandus avada sama asja tootmiseks, aga Eesti Energia, mis on rahva ettevõte ja mille üldkoosolek olete teie, annate loa, see kaevandamisload lihtsalt 35 aastaks ära müüa ja samas enne seda lasete Eesti Energial kaevandusmahtu selles samases kohas 2,5 korda tõsta. Aitäh. Härra minister, palun. Aitäh, ega ma ikkagi aru ei saanud, mida te täpselt tahate küsida, millest te süüdistate ja keda. Et kui Mart Laar püüdis erastada kogu Eesti Energiat koos põlevkivi kasutusõigusega, siis praegu teie pahandate selle eest, et üks kokkulepe ühe vaidlusaluse kaevandusala üle on tehtud. Ma kordan üle, põlevkivi puudust Eesti Energial ei ole. VKG-l on. Ja nende Ojamaa kaevandus on lõpukorral, nad vajavad perspektiivi, kust nad oma õlitootmiseks kivi saavad. Ja Eesti Energia vajab 5 tonnist, mida ta aastas kulutab 4 õlitootmiseks, et varustada oma olemasolevaid ja ehitatavaid seadmeid. Sellega on ka kõik hästi, need on kaetud. Meil on kaevandusi üle, mitte puudus. Me paneme neid kinni, mitte ei hakka uusi avama. See on majanduslik kaalutlus. Ja põlevkivi kohta kordan üle, põlevkivi elektril ei ole perspektiivi, see on liiga kallis. Juhitavat võimsuse puudub või puudu, see on natukene konksuga küsimus, et me oleme ju suurel avatud turul ja me saame importida teistest riikidest, kui meil tekib tõesti puudus, aga loomulikult me tegeleme ka sellega, et juhitavad võimsused oleks. Praegu on näiteks ehitamisel gaasijaam, see on tunduvalt keskkonnasäästlikum, palju paindlikum, seda ei pea tükk aega käivitama, tema hind on, kui on vaja lisavõimsust. Põlevkivi ahjude käivitamine võtab tükk aega ja tükk kulu. Mul on jäänud silma number, et Eesti Energia näiteks aastas ka seisvaid põlevkivijaama vanast ajast peab kogu aeg remontima 50 miljoni ulatuses aastas. Et meil ei ole see ei ole mõistlik majandamine. Me hoiame neid igaks juhuks, seni kuni tuleb asendus. Aga näidata näpuga, et valitsus ei ole teinud midagi, ei ole ju aus. Teil oli ka tükk aega teha seda, te ei teinud. Olete valitsuses olnud sama kaua kui meie, nii et ei ole seda näpuga näitamist, et midagi on tegemata, põhjust teil teha. Aga uurige seda erastamise ideed, et miks te tahtsite erastada kogu Eesti Energia omal ajal, et kus nüüd see muutus on, millest on tulnud. Küsige Mart Laari käest, talle meeldib kirjutada artiklit, las ta kirjutab ühe. Aitäh. Aitäh. Ja lisaküsimuse taotlusi ei ole, siis Aivar Kokk, teil on võimalus esitada selle küsimuse raames ka lisaküsimus. Ja aitäh. No ääretult kurb on, et meil on rahandusminister, kes ei saa nagu põhitõdedest aru.
me räägime elektri tootmisest. Ja kui täna ka teie kõige paremad nõunikud, kelle te olete oma valitsusse juurde võtnud ettevõtjatena, ütleb, et lahendusi täna ei ole. Ja hetkel lahendus on ainukene juhtival elektri tootmisel põlevkiviõli. Te räägite gaasiturbiinist, mis on ääretult kallis elekter ja Eesti ei tooda gaasi. Kurb on see, et biogaasi küll natukeses koguses, aga sellest küll ei piisa, et hakata elektrit tootma. Seda võiks sealt otse siis selles kohas, kus biogaasi toodetakse, sinna panna need jaamad. Ja see on kõige odavam tegelikult elektri tootmine tõesti. Aga ega te ometi ei taha Reformierakonnale, nii nagu teile eelmine peaminister tegeles Venemaa äriga Venemaalt gaasi ostma hakata, et siin nagu propageerite väga tugevalt gaasiturbiine. Minu küsimus on ikka väga selgelt, et kui oleks Mart Laari ajal, ma ei tea, mis see eelmisel sajandil tõesti tehti, kui sooviti elektrijaam maha müüa, elektri tootmise eesmärgil ei ole ju küsimus. Minu küsimus ongi see, et te annate ära vara, millega on võimalik elektrit toota ja samas Eesti Energia 20 aastat võites selle eest, et seda karjääri mitte maha müüa. Vaadake, eelmisel, üleüleelmisel valitsuse ajal käidi samamoodi ukse taga. Mina kiidan VKG-d, et ta selle tehingu tegi, aga ma laidan teid, et te lassite selle tehingu teha. Aitäh! Aitäh, ma olen väga keeletundlik inimene, et mitu korda ütlesid hetkel ja täna, et kumbki ajamäärus ei ole täpne ja väga eksitav. Kas on meil olemas juhitavad võimsused, vaadake ringi, kas tuled on kustus, kas meil on midagi puudu. Hetkel, täna, eile, homme on meie elektritootmisvõimsused olemas, ühendused on olemas ja me arendame seda tootmisvõimet ja ka ühendusi edasi. Et selles ei ole küsimus, aga konkreetne kaevandus oli Eesti Energiale mitte vajalik. Samamoodi nagu Narva kaevandus selle paneme kinni, sellepärast, et seda ei ole vaja. Seda põlevkivi pole mitte kuhugi panna, mitte kuhugi ei ole müüa seda kogust. Ja see, et Eesti Energia hoidis seda ja vaidles 20 aastat, ei olnud kuigi mõistlik, selle asemel võinuks ikkagi lõpetada selle vaidlus varem ära. VKG, kellel on olemas seadmed ja võimsused, võinuks rahulikult juba varem saada kindluse, et tal on õlitootmise ressurss olemas. Aga see olukord on koer-heintel olukord. Ise ei taha, teistel ka ei lase. Vaat niimoodi elas Eesti Energia 20 aastat. Mina küll ette ei heida seda. Minu arust ei tohiks Isamaaga ette heita, et erasektoril anti siis seda heina süüa natukene. Sest koer ei söö heina. Koerel ei olnud seda vaja. Aga hobune kõrval tahtis heina. Koer otsustas, et annab selle hobusele, kui ta vaja piltlikult seletada. Nüüd saab erasektor õli toota, nüüd saab Eesti Energia õli toota, nüüd saab Eesti Energia elektrit toota. Kõik on hästi. Hobune on söönud. Koer enam ei vedele heintel. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 6. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 7. küsimus on ka peaminister Kristen Michalile ja küsima peaks Riigikogu liige Peeter Ernits, aga Peeter Ernitsat ei viibi Riigikogu istungite saalis, istungisaalis ja seetõttu me seda küsimust avada ei saa. Liigume edasi. Ka 8. küsimus on peaminister Kristen Michalile. See küsijaks on Riigikogu liige Mart Helme ja teemaks on toidujulgeolek ja Mart Helme, palun. Aitäh, härra eesistuja. Lugupeetud Kristen Michal. Meil on väga palju viimasel ajal juttu sellest, kuidas varustada kriisiolukorras elanikkonda toiduainetega ja selles kontekstis on minu arvates üha enam ja selgemalt esile kerkinud probleem, milleks on need piirangud, mis on meil toidu tootmisele nii rohujuure tasandil kui ka töötlemise tasandil
kui ka ladustamise ja ekspedeerimise tasandil tekkinud. Ja need on seotud väga suurel määral kõikvõimalike direktiivide, siis sanitaarnõuete ja paljude muude niisuguste väga selgelt toidu tootmist takistavate asjaoludega. Nüüd ajaloolise kogemuse kohaselt me võime öelda, et kriisiolukordades ja sõjaolukordades Eesti linnarahvastikul on aidanud ellu jääda see, et meil on olnud talumajapidamised ja seal nii-öelda rohujuure tasandil ka väike tootmine, mis on suutnud varustada inimesi, rohkemaid inimesi kui need, kes selle tootmisega konkreetselt tegutsevad. Ja no näiteks, kui me võtame metsavendade liikumise, ka see ei oleks ilma taludeta ja taludes toodetava toiduta suutnud kuigi pikalt vastu pidada. Ja minu küsimus sellega seoses on nüüd, kas valitsuses on päevakorras teema, et me peaksime nii-öelda rinderiigina või potentsiaalselt ohus oleva riigina üle vaatama kõik need piirangud, mis takistavad meil talude maapiirkondades rohujuure tasandil toidu tootmise laiendamist ja seeläbi mitmekesistamist nende allikatega, mis võiksid kriisiolukorras aidata inimestel ellu jääda. Aitäh! Jah, aitäh, hea küsija. Vastus on jah, et meil on olnud erinevaid debatte, kuidas reeglit lihtsustada. Meil on eraldi selline nõukoda valitsuse juures, mis toimetab, kus Eesti riigi tippettevõtjad kõikidest valdkondadest, muuhulgas ka põllumajandusest, löövad kaasa ja pakuvad välja samme, kuidas muuta lihtsamaks asjaajamist, kuidas muuta ettevõtlusega tegelemist ja oma eluvaldkonnaga tegelemist lihtsamaks, vähendada piiravaid reegleid ja norme. Ja need ettepanekud tulevad tihti valitsuses siis erialaminister, ehk siis antud juhul põllumajandus- ja regionaalminister, kes ka siin on, need võtab läbi vaadata, annab tagasiside, siis toob valitsusse, siis me teeme otsused, paljud nendest otsustest on tehtud ja kõik, mis ootab seadusemuudatusi või nõuab seadusemuudatusi, tuleb ka parlamenti. Ja me oleme hulga otsuseid teinud, et asju muuta lihtsamaks ja teeme kindlasti veel, et mälu järgi on meile tulnud üle 700 või 700 ettepaneku kanti ja päris suure hulga me oleme kas ise ära otsustanud positiivselt või saatnud parlamendi poole. Nii et siit ka mu positiivne üleskutse, et kui te näete midagi sellises menetluses, pange õlg alla, aidake kiiremini menetleda ja toimetada. Seda esiteks. Teiseks, mis puudutab kriisivalmidust, siis me oleme ka tõstnud siin aastate vältel, ma arvan, riigina tervikuna oma kriisivalmidust. Meil on juhendid leheküljel olevalmis.ee, seal on selline kodused varud, saab vaadata, et kodus peaks iseseisvalt hakkama saama 7 päeva, 1 nädala ilma elektri, vee ja poeta. Et selline varu peaks olema ja kodus peaks olema ka teatav hulk vett, 2-3 liitrit inimese kohta päevas. Toiduvaru peaks olema pikema säilivusajaga ja samamoodi tasuks igapäevased ravimid ette varuda, et oleks teatud varu olemas. Ja riiklikult me oleme ka samme astunud. Meil on riiklik toiduvaru olemas, kriisiolukorras koheselt kasutatav. Varude keskuses on Riigikontrolli all olev toiduvaru on 2-kordistunud, seda jagub 10% elanikest 30 päevaks, see on ligikaudne hinnang. Ja toidujulgeolek ei ole ainult toit kuskil varus, vaid ta tegelikult ikkagi koosneb ka sellest varustuskindlusest. Et ma arvan, et selles mõttes teie küsimus on põhjendatud, et reeglid peavad võimalikult lihtsad olema, et tootmine toimiks ka muul ajal, isegi ilma selle ohuta, et Eesti ettevõtjatel ja põllumajanduses oleks võimalikult lihtne toimetada. Ja jah, ma arvan, et see on selline lühike kokkuvõte küll. Aitäh! Aitäh! Ja Mart Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Jah, aitäh. No ega ma siit midagi uut praegu ei kuulnud. Ma ei taha tuua seda eeskujuks, et jumala eest ärge hakake mind jälle süüdistama mingisuguses nõukogude nostalgias, mitte midagi taolist. Aga siis mõeldi pragmaatiliselt selle peale, 80ndatel aastatel alustati
toitlustusprogrammiga, mille mõte oli just nimelt see, et võimalikult võrgustada toidutootmist maapiirkondades. Anti vabad käed kõikvõimalike loomade pidamiseks. Ma pean silmas midagi taolist ka meil praegu. Et me võrgustaksime oma toidutootmise, et see oleks võimalikult mitmekesine, võimalikult laiali lagunenud, et iga inimene, kes tahab, võib pidada kanu, võib pidada seapõrsast, võib pidada lambaid, võib pidada, ma ei tea, küülikuid, keda iganes, et ei kammitsetaks üleliigsete kõikvõimalike piirangutega, olgu need sanitaarsed piirangud või muud bürokraatsed piirangud, kas või ühe kana registreerimine, nagu tänasel päeval on kord vastu võetud. Et ma pidasin eelkõige seda silmas, et me annaksime inimestele vabad käed vaba ettevõtluse tekitamiseks, et tagada meie toidutootmise võrgustamine ja seeläbi mitte tsentraliseerimine. Nüüd tsentraliseerimisega seoses on mul aga nüüd teine küsimus ja see on see, et meil on küll varude agentuur, me kohtusime varude agentuuri juhiga hiljaaegu ja ma küsisin temaga käest, et varud on meil küll 30 päevaks umbes 10%, mis on selgelt ebapiisav, sest 90% ei ole. Et siin kontrast on ikka väga jõhker. Aga kuidas see ekspedeeritakse? Kuidas see varu jõuab inimesteni? Kuidas selle varu jaotamist turvatakse? Kuidas on lood sellega? Selle varude jaotamise ja selle varude jaotamise turvamisega, et mingid mafioossed grupeeringud seda oma kontrolli alla ei võtaks. Me oleme jällegi rahvusvaheliselt väga paljudel kordadel näinud, kriisiolukordades tekivad kohe jõugud, kes hakkavad kuritarvitama sedasama kas ÜRO poolt või kuskilt mujalt tulevat abi enda rikastamiseks. Et kuidas on Eesti Vabariigis sellekohased plaanid, et keegi ei monopoliseeriks seda abi jagamist ja ei muudaks seda oma rikastumise allikaks teiste inimeste arvel? Aitäh! Aitäh, härra peaminister, palun! Ja aitäh, hea Riigikogu esimees, hea küsija. Nojah, te ütlesite targu ette, et ma ei süüdistaks teid Nõukogude nostalgias, ma siis ei süüdista. Ma arvan jah, et need ajad lihtsalt ei ole võrreldavad. Me oleme vabas riigis ise otsustajad, teine oli okupatsioon. Vabadust seal ei olnud, vähemalt minu maitse järgi, võib-olla te nägite seda teisiti. Ja ütleme, mäletan minagi, kuidas koolis me tegime vatimarli lappe, et võidelda tuumarünnaku vastu, mis pidi tulema imperialistlikest riikidest, nii et üldiselt see kõik oli koomiline ja mitte väga tõele vastu. Aga regionaal- ja põllumajandusminister, kes on siin ja kui meil hästi läheb nüüd ajaliselt, siis saab temagi küsimustele vastata, saate juurde küsida. 2. aprillil tutvustas valitsuses toidujulgeoleku tagamise teekaarti ja toiduga tagamise sihttase stsenaariumid tulevad julgeolekupoliitika alustest, riigikaitse arengukavast, tagatakse toimepidevuse ja varude kompleksse lahendusega. See tähendabki seda, et neid vahendeid poliitikaid juhitakse tervikvaatest lähtuvalt, et nii kriitilised ressursid oleks jagatud sihipäraselt ja tootmise elujõulisus oleks ka tagatud. Sellesama, mida te küsisite, et kuidas need varud laiali jagatakse, selle kasutusele võtu ja jaotamise protsess harjutatakse reaalselt läbi. Sellel aastal on õppus Ilves 2026, kus on pilootprojektid, et testida vältimatu sotsiaalabi, sealhulgas toidu pakkumist kohalikes omavalitsustes. Nii et see on nii paberlikult, kui nüüd ka proovitakse õppustel päriselt läbi, kuidas see välja näeb. Lisaks sellele toiduvarule, millest ma juba rääkisin, on olemas ja broneeritud toiduvarus kuskil mujal, on meil ka investeeringud toimepidevusse, mis tähendab seda, et näiteks generaatorid, kütusevaru, autonoomsed süsteemid, et toidu kättesaadavus on tagatud ka vedelkütuse, elektrisidekatkestuste korral. Ja 2024. aastast juba oleme otsustanud, et toiduga varustamine on elutähtis teenus. Regionaal- ja Põllumajandusministeerium siis määrab ettevõtted, mis siis tagavad selle ülesande täitmise. Loomisel on üle-eestiline kriisipoodide võrgustik. See on siis selline, kus on tagatud see kõik. Lepingud on sõlmitud 80 ja enama poega. Eesmärk on 110 kriisipoodi selle aasta lõpuks. Ja nad on varustatud generaatoritega, et tagada toidu kättesaadavus ka pikaajalise elektri- ja sidekatkestuste korral. Ja koostöös veel ettevõtjate erialaliitudega on valminud Eesti toiduvarustuskindluse strateegia ja käivitatud ka delegeeritud varude süsteem. Nii et
neid asju on päris hulga ja ka praktiliselt õppusel proovitakse see läbi. Aitäh! Aitäh ja lisaküsimuse esitab Arvo Aller, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja ja peaminister. Tegelikult oli ju Mardi küsimus see, et kas on läbi mängitud üks asi jaotuspunktid, teine asi, kuidas jaotuspunktides toimub jagamine ja et seda ei kuritarvitata kolmandate isikute poolt. Kas see on turbatud, kas seda jagamist korraldame Päästeamet või on Kaitsevägi või kes seda korraldab? Ma ei tea, kas te riigisaladusele viidates ei saa seda öelda, aga see oli selle küsimuse mõte, et kas sellele on nagu mõeldud. Aga siin te ütlesite seda ka, et kui on mingid mõtteid eelnõude osas, siis tasuks õlg alla panna. Jah, me olemegi, opositsioon on toetanud ka valitsuse eelnõusid, aga mida ei ole nagu vastupidiselt näha, et valitsus ei ole toetanud opositsiooni eelnõusid, mis oluliselt parandavad Eesti inimeste toimetulekut. Nüüd tulles tagasi selle varude juurde, siis edaspidi mõeldes lihtsustamisele, et kas on mingi lähiajal tulemas ka põllumajandustootmise seisukohalt lihtsustatud, on ta siis loomapidamine, endale toiduvarude hoidmine, selle sama ühe sea hoidmine, lehma hoidmine ja kasvatamine, et piima saada, ning lõpuks ikkagi see toidu jagunemine üle Eesti erinevatesse kohtadesse tagab ka riigikaitselise julgeoleku, et mis te selle kohta arvate? Aitäh! Jah, ma püüan lühidalt vastata, sest kuna reeglid on sellised, et kuna registreeritud küsimused saavad läbi, siis on võimalik ka Hendrik Johannes Terrase käest küsida, kes seda teemat väga hästi valdab, nagu te teate, ja siis saate omavahel seda debatti pidada. Nii et seetõttu ütlen lühidalt, et minister Terras on sellest juba rääkinud, ta räägib veel. Erinevaid lihtsustussamme astume me hea meelega, loomulikult teisel poolel on ilmselt see tasakaal, mida siis põllumajandusspetsialistid oskavad hinnata, et teatud reeglid peavad olema tagatud, et meie põllumajandus oleks ekspordivõimeline. Ma arvan, et seda teate teiegi, et vastasel korral ei ole võimalik sellest piirkonnast eksportida, kui selle reeglid tagatud. See on põllumajandusele ellujäämise küsimus kindlasti. Aga nüüd tulles selle toiduvaru ja selle kõige kohta, jah, ega mul rohkem nüüd palju ei olegi öelda, kui ma Mart Helmele ütlesin juba, et see sama varude kasutusele võtu jaotamise protsess harjutatakse ka reaalselt läbi. Sellel aastal on õppus Ilves 2026 ja siin on pilootprojektid, et testida siis, kuidas see käib ja kuidas see kohalikes omavalitsustes võiks käia. Ja kriisipoed ja kõik muud, sellest ma juba rääkisin. Aitäh! Suur tänu! Sellega oleme kõik tänased registreeritud küsimused käsitlenud, aga meil on veel aega ja me saame nüüd jätkata infotundi juba viisil, et registreerunud küsijad saavad esitada ministritele küsimusi, aga küsimuse alguses palun siis ka öelda, et millisele ministrile on teie küsimus suunatud. Küsimuseks on aega 2 minutit, vastamiseks 3 minutit ja jätkame infotundi juba registreeritud küsimustega. Esimene registreeritud küsija on kolleeg Arvo Aller, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Minu küsimus on suunatud regionaalpõllumajandusministrile härra Terrasele. Ja üks asi on toidujulgeolek, aga ma tuleks selle 546 miljoni juurde ka, et kindlasti sinna sisse mahub ka toidujulgeolek. Et 19, millal ta oli, aprill siis või? Märts toimus siis nõnda nimetatud vaikne protestiaktsioon 546 miljoni nagu suunamiseks ja selle raha kasutamiseks põllumajanduses ja põllumajandustootmises. Et sealt lähtuvalt ma siis küsin, kas sellest aktsioonist oli ka mingit tulemust, kas see 546 Euroopa tasandil on, ta pigem on Eesti tasandil, vabandust, et see Eesti tasandil on teil 2 ministriga kõrval nii rahandus kui peaminister, et läheb põllumajandusse ja saate te siin öelda, et see 546 miljonit on suunatud erinevate tegevuste osas, nii investeeringud, jätkusuutlikkus, pindala
toetusteks põllumajandussektorisse? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest. Ma alustan natuke kaugemalt, et need praegusel hetkel Euroopa Liidu eelarve läbirääkimised on veel sellises faasis, et me ei ole ka riigijuhid kinnitanud seda üldist summat, et hetkel käib arutelu sellel tasandil. Eesti-siseselt me valmistame ette siis missioonid. Meil on siis missioon selleks, et tagada elukvaliteedi missioon. Sinna me oleme esitanud enda ettepanekud, mida selle rahastusega tuleks teha. Tõsi on see, et Euroopa Komisjon ütles, et eraldas selle 546 miljonit toidusektorile laiemalt, et ajaloolist ebavõrdsust ühtlustada, mis minu hinnangul on õiglane, et see sinna ka läheks. Hetkel siis kaitsevad ametkondlikel tasandil, kaitstakse siis erinevate programmide sisukust. Mul on hea meel tõdeda, et toiduprogramm sai seal kõrge hinnangu, et see oli väga kvaliteetselt ettevalmistanud, oli ta vist teine kvaliteedi mõttes. Ehk siis mul on optimism, et me saame sinna vahendeid suunata küll. Et seal on näha, et on vaja teha investeeringuid peaasjalikult on vaja minu hinnangul teha töötlemisse. Ma usun, et te jagate seda hinnangut, et hetkel meil on olukord, kus me oleme tooraine tootmises oleme väga tugevad, aga see koore võtab keegi teine riik, kes meie toorainest siis teeb lisandväärtusega toodet. Et vaatamata sellele, et meil on hiljuti üks kehv näide tööstuse avamisest olnud, siis ma arvan, et see ei tohiks heidutada seda, et me peaks ambitsiooni sättima sinna, et me väärindame Eestis rohkem, teeme siis peaasjalikult meie kalast, teraviljast, piimast, mida meil on palju, teeme sellest lisandväärtusega tooteid ja selle jaoks järgmine programmperiood on äärmiselt oluline. Ja kui vaatame ekspordi näitajaid, siis on üks sektor, kus on aastate järgu eksport on ka kasvanud. Üle-eelmine aasta oli 14% meie ekspordist oli toidusektor, eelmine aasta oli 15% juba, et see trend on ülespoole ja see on kõik sektori, mis pidas vastu ka nii sõja kui COVID-i kriisil, nii et ma arvan, et Eesti riigil on põllumajandus tohutu potentsiaal ja seda kindlasti peaks arvesse võtma ekspordi suunaga just ka järgmises programmperioodis. Aitäh! Suur tänu! Järgmine küsija on kolleeg Helmen Kütt, palun! Austatud eesistuja, lugupeetud peaminister! Riigikohtu otsuse kohaselt on erihoolekandeteenus kohustuslik tagada mõistliku aja jooksul. See otsus tuli esmaspäeval. Ja tegelikult on Riigikohus oma varasemas otsuses 2012 juba toonud ka mõistliku aja mõiste, milleks on 3 kuud. Me täna teame, et riik ei täida oma kohustust, erihoolekanne on riiklik teenus, inimesed seisavad kuid, isegi aastaid järjekorras ilma teenusele saamist. Mida valitsus selles olukorras, kus kohtuotsused on täitmiseks, on plaaninud ette võtta? Kas te olete seda teemat juba valitsuses arutanud? Millised on need järgnevad meetmed ja sammud? Sest me väga täpselt teame, et kui kohalik omavalitsus oma kohustusi ei täida, siis on selles osas väga tugev näpuviibutus, täiesti mõistlik. Nüüd riiklik teenus, erihoolekanne on täitmata valitsusel ja riigil endal, et mis on need plaanid, kas on mõeldud siis näiteks lisaeelarvele, sest tegemist on ju tegelikult eelkõige rahalise puudusega, et neid asju täita. Aitäh! Jah, aitäh, hea küsija. Ma nägin ka seda uudist sellest kohtuotsusest ennast, ma polegi jõudnud veel lugeda, aga kuna see on nii värske, siis ma eeldan, et Sotsiaalministeerium analüüsib selle läbi ja siis tuleb valitsuskabinetti ja siis ma oskan kirjeldada, mis see täpselt edasi plaan on. Aitäh! Suur tänu! Järgmine küsija on kolleeg Mart Helme, palun! Jah, aitäh! Ma tulen ikkagi oma teemade juurde tagasi ja te mainisite, et te ka mäletate seda nõukogude aega. Mina mäletan ka, ma lihtsalt olin aktiivne põllumees sel ajal ja ei olnud mingisugust vabaduste piiramist. Mul kõige rohkem oli 10 siga ühel aastal ja keegi ei keelanud mul võtta neid ka kas või 20 või 50, kui ma oleksin suutnud varustada need sead ka toiduga üles kasvatamiseks. Mingisuguseid piiranguid ei olnud. Nii et selles mõttes te mäletate natuke valesti. Ei olnud ka piiranguid realiseerimisel. Ma läksin restorani ja leppisin kokku, et ma toon teile järgmisel nädalal 2 searümpa
ja järgmisel nädalal ma ka nii tegin, ei olnud mingeid piiranguid nende sigade omakäelise tapmisega. Et te ei mäleta õigesti, teil on ettekujutus, et siis oli kõik hirmus surve all ja kõik oli tohutult ära keelatud. Ei, mis puutus põllumajandustootmisse erasektoris, siis see oli nõukogude perioodi lõpul väga vaba. Nii et jällegi, ärge hakake mulle rääkima, et ma idealiseerin nõukogude korda. Ei idealiseeri. Aga ma lihtsalt tahan öelda, et teie mäletate valesti, mina mäletan õigesti, sest ma olin selle asjaga tegev. Aga küsimus on mul hoopiski teisel teemal. Nimelt eile tulid välja uudised meie demograafilise olukorra kohta ja aastaks, ütleme 15 aasta pärast on tõenäosus praeguste protsesside jätkumisel, et eestlased moodustavad Eesti rahvastikust 50%, aga võib-olla ka vähem kui 50%. Mis siis ikkagi nüüd toimub? Kas lihtsalt muigate selle peale ja ütlete, et võõras mure, mina ei ole siis enam peaminister? Või on ikkagi ka praegusel valitsusel tõsine murekoht, sest demograafilised protsessid teatavasti on väga pika vinnaga ja tegutsema tuleks asuda praegu. Mis te selle mure koha peale praegu Eesti inimestele ütlete? Aitäh. Aitäh. Üks täpsustus, ka stenogrammi huvides on see oluline. Et ma saan aru, kolleeg Mart Helme, et see küsimus on nüüd suunatud peaminister Kristen Michalile. Jah, palun, härra peaminister. Jah, aitäh. Muidu oleks juba püsti hakanud vastama millegi, mis pole minu küsimus. On ennegi juhtunud. Aitäh. No ma jään teiega eriarvamusele. See tegelikult see jutt sellest, kuidas võõravõimu all oli kõik lihtne ja kerge. Ma arvan, et enamus Eesti rahvast seda nii ei mäleta ega näe. Ja ettekujutus, et seakasvatus on vabaduse etalon, jään teiega lugupidavale eriarvamusele. Nüüd küsisite demograafia kohta. No mina arvan, et see mure peab meil ühine olema. Mis vahet seal, kes see parajasti peaminister on koalitsioonis ja opositsioonis. Eesti rahva püsima jäämine peaks olema kõigi mure. Ja mul on hea meel, et vähemalt me oleme teinud hulga erinevad mõistlikke otsuseid aastate vältel, mis on ehk kaasa aidanud Eesti perede heale käekäigule, erinevates indeksites, andmestikes. Eesti on üks paremaid kohti, kus peret luua, peret hoida. Ja selle üle, ma arvan, me võime kõik uhkust tunda, kes on võimu juures olnud ja seda kujundanud. Mina arvan, et üks Reformierakonna paremaid otsuseid näiteks on vanemahüvitis olnud. Minu meelest väga hea süsteem. Aga praktiline probleem on jah, et ega siis Eesti rahvaarv väheneb. Et eelmisel aastal siis see vähenes 9250 inimese võrra. Ja isegi see massiränne, mida te olete lubanud kogu aeg, et miljonid tulevad Eestisse, isegi sellega on halvasti. Mõistke mu irooniat, et Eestisse rändas 15 000 inimest ja välja rändas 18 000, nii et isegi välja rändavad rohkemad. Nii et isegi seda massirännet ei ole. Nii et, aga mina paneks rõhu sellele, et Eestis oleks võimalikult hea lastega peredel, oleks hea ja julge planeerida see peret. Et kui vaadata viimase 7 aasta trende aastast 2019-2025, siis on sündide arv langenud vist pea kõigis gruppides. Esimese laste sündide arv on pidevalt vähenenud, teise lapse sündide arv langeb, kolmandate järgmiste laste sündide arv tõusis korraks 2018-2020 paiku, on seejärel tugevalt langenud. Nii et kõik need sammud, mis siin vahepeal on astutud, ei ole üksiti seda muutnud. Aga õnneks on ka üks korralik analüüs tehtud, selline arutelu ja kus erinevad eksperdid me siin esmaspäeval infotunni ajal pikemalt käsitlesime seda. Ja Sotsiaalministeeriumist on tulemas ka ettepanekud, mis puudutavad vanemahüvitise paindlikumaks muutmist, mis puudutavad eluaseme kättesaadavust, mis puudutavad nooremas eas sünnitamise puhul suuremat vanemahüvitist, mis puudutavad vahepealsel ajal palgatõusu arvestamist vanemahüvitise maksmisel ja nii edasi. Need ma ehk arvan aitavad noori peresid. Ja oluline on, et noored ise ka seda teemat debateeriks, mitte ainult võib-olla vanuserühm, kes juba justkui paistab neile vähe kaugem. Aitäh! Suur tänu ja järgmine nobedate näppude voorus end registreerunud Riigikogu liige on kolleeg Peeter Ernits, palun. Enne küsimust siis palun täpsustage ka, et millisele ministrile on küsimus suunatud. Palun, Peeter Ernits. Hea juhataja, küsimus on valitsejale.
peaminister Michalile. Ja hiljuti oli, nädala lõpul oli mingi kummaline sündmus toimus, et nii välisminister kui ka väliskomisjoni esimees ootamatult ajasid selja sirgu ja julgesid kritiseerida president Zelenskit. Aga Postimehe peatoimetaja kirjutas nii. Teie seal Balti riikides olete järgmiselt Venemaa agressiooni ohvrid. Ukraina poolt valitud tee tõmmata endale tähelepanu liitlaste hirmutamisega on kestnud juba pikka aega ning see ongi avaldanud mõju, kuid hoopis vastupidiselt Ukraina poole soovile. Juba praeguseks tuleb Ukrainast lähtuvalt informatsiooni korrutada niinimetatud Kiievi koefitsiendiga, arvestades, et 50% jutust lihtsalt ei vasta tegelikkusele. Ja minu küsimus teile kui Jaroslav Targa ordeni värskele kavalerile, et kas te jagate seda Postimehe peatoimetaja muret ja kas on edaspidi plaanis nii-öelda Ukrainast tulevaid sõnumeid korrutada Kiievi koefitsiendiga? Aitäh! Aitäh, ma ei lugenud seda Priit Hõbemäe kirjutist küll. Eks ma kunagi saan lugeda, kui leian selle. Aga ma ei tea, kui selle Kiievi koefitsiendi all on silmas peetud seda, et tegemist on riigiga, mis on 5. aastat Venemaa rünnaku all, mis peab reaalset sõda Venemaaga, kus Venemaa tapab naisi ja lapsi ja kes muretseb Euroopa pärast ja peab seda sõda ka meie vabaduse eest, siis kui see Kiievi koefitsient tähendab muret meie pärast, ma arvan, et me peaks sellesse Kiievi koefitsienti suhtuma ju lugupidamise viisakusega, et seda sõda peetakse ka meie eest, meie vabaduse nimel, esiteks. Teiseks seda, et Venemaa on oht Euroopale, maailmale laiemalt, ma arvan, iga arukas inimene teab. See on NATO-s selge, see on Euroopa Liidus selge, pole mingit kahtlust. Siiski vahetut ohtu Eesti riigil ei ole, seda ma saan Eesti riigi peaministrina öelda ja saan öelda, et meie panustame väga palju oma kaitsesse ja võtame seda väga-väga tõsiselt. Ega me ilma asjata ei vähenda mõnes asutuses 5% võrra ametnike arvu, et tõsta see raha kaitsesse. Ega me ilma asjata ei näe vaeva selleks, et meil oleks erinevad võimed olemas kõikides valdkondades ja ega me ilma asjata ei võta laenu, et osta kaitsevõimeid ja tehnikat, nii et selle jaoks. Me oleme NATO-s tipuriikide hulgas investeeringutelt, ütleme, kui vaadata NATO riikide investeeringuid, siis Läti, Leedu on samas suurusjärgus, kus meie, ehk võib-olla grammikese vähem, aga ka 5% peal. Poola meist suurem, ma ei oska öelda, kas seal ehk sellest edetabelis kedagi veel on, et me panustame väga tõsiselt kaitsesse ja seetõttu ma võtaks seda, kui see Hõbemäe lugu oli ja üldiselt ta kirjutab ju arukat juttu, et viitas sellele, et Ukrainas tuntakse muret ka oma liitlaste pärast, siis jah, sellist muret võib tunda, aga seda muret ei maksa sassi ajada sellega, et Eesti oleks kaitstud. Eesti on NATO liige, NATO toimib, hoolimata kõigest sellest, mida tahetakse rääkida. Mina tean praktika poole, et NATO on toiminud alati, kui meil on vaja olnud, sõjaline funktsioon toimib, Euroopa vägede ülemjuhataja, kes on ka Ameerika vägede ülemjuhataja Euroopas, on kõige selle vabadusega teha seda, mida on vaja. Laevad on praegu merel, lennukid on taevas, kui Vene lennukid sinna tulevad, kõik muu on tagatud ja meie oma kaitsevägi ja meie liitlased regioonis on väga tegevad ja väga tugevad. Nii et seetõttu jah, et ei maksa murelikult sassi ajada sellega, et ohutase on kuidagi muutunud. Et Eesti on hästi kaitstud, aga me peame iga päev töötama selle nimel, sest Venemaa imperialistlikud soovid ei vähene ja Putini huvi parandada ära seesama Nõukogude Liidu lagunemine, mille nostalgiat siin korra hõljus, on päris suur. Aitäh! Suur tänu. Järgmine küsija on kolleeg Arvo Aller ja siis küsimus alguses palun ka täpsustage, et kellele ministritest küsimus on suunatud. Palun, Arvo Aller. Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, ja küsimus on ikka minister Terrasele. Ikka põllumajandus ja maaelu ja kui me rääkisime ekspordivõimekusest, siis meie suurimad ja üks võimsamaid ekspordiartikleid põllumajandussektoris on ju piimandus. Piimandus ja see on ka meie, ütleme, lipulaev nii toodangu koha pealt kui ka mingis osas juba ümbertöötlemise pealt. Aga nüüd on vahepeal juhtunud selline, kuidas öelda, ebaõnnestunud asi nagu e-piim, mil kaks eraldi ettevõtet, üks on saneerimisel ja teine on siis pankrotis või pankroti otsustamisel. Ja sinna on ka riik andnud läbi PRIA 15 miljonit raha, nii et
Minu küsimus on selline, et mis tegevused nüüd riik on võtnud selle e-piima kui meie piimanduse lipulaeva, ma ei ütleks päästmiseks, vaid vee peal hoidmiseks ning kuidas siis minnakse ka põllumajandustootjatele appi selle raskes olukorras piimarahade kättesaamiseks? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest. Eks piimandussektor tervikuna on ju väga hästi tootev sektor ja see on väga hästi ka müüv sektor. Ehk siis tal on võimekus on olemas, koos toetustega on ta olnud ka kasumis pikka aega, sest piima hind on olnud kõrge. Miks ma sellest räägin, on see, et me praegu oleme maksmata piimarahade kontekstis, mis on siis tegelikult olnud äriotsused, on kellelegi piima tarnida ja kui seda raha ei ole makstud, on see risk kandunud siis selle tootjale, mis on väga kehv olukord ja me saame aru sellest. Aga see raskendab seda, et kuna sektor üldiselt on toimiv, siis Euroopa Liidust on keeruline saada riigiabi luba, mida meil on tarvis selleks, et aidata neid tootjaid, kellel on piimarahad välja maksmata. Eks me oleme võtnud selle suuna, kuna tehas ise on Paidesse ehitatud, Paidesse see tehas ka jääb, seda on sealt väga raske ära viia. Selle müügiprotsess praegu käib, ma usun, et suve lõpuks hiljemalt on teada, kes selle uus omanik on. Võib-olla on neil võimalik aidata piimatootjad, sest lõpuks on sellel tehasel igal juhul vaja piima, mida rohkem on piimatootjad, kes sinna piima viivad, seda kasumlikum on see tehas, seda me nägime, et kui piima hulk langes, siis tehase kahjumlikkus suurenes kogu aeg. Ehk siis kindlasti üks osa sellest lahendust võib olla seal, seda me veel ei tea, me ei oska öelda, kes selle enampakkumise võidab. Aga praegu me suhtleme väga aktiivselt Euroopa Komisjoniga selle osas, et mis on meie valikud. Me oleme käinud välja variandid, mis meil on, kuidas me saaksime aidata. Meil on MES-ist on meetmed, on Põllumajandus-Kaubanduskoda kohtunud ka MES-i juhatusega nõukoguga, et arutada, kuidas need meetmed paremini sihtida just, et neid, kes on piimarahad ei ole kätte saanud, et kuidas nad saaksid nina vee peal hoida. Ja hetkel siis suhtlus Euroopa Komisjoniga sellel teemal käib. Aga kuna taaskord ütlen, et see sektor tervikuna on olnud kasumlik, siis on seda väga keeruline põhjendada, et miks me just neid piimandusettevõtteid aitame. Et seal tegijaid on palju, et me hetkel siis seal dialoogis oleme ja üritame seda nii hästi põhjendada kui võimalik. Aitäh! Aitäh! Ja järgmine küsija on Mart Helme. Et küsimus alguses jälle palun täpsustada siis, et kellele ministrites küsimus on suunatud. Kristen Michalile, kellega meil käib siin kena ping-pong. Küsimus algab tegelikult õiendusest, et ei ole siin mingit nõukogude nostalgiat. Te olete seal liberalismi akadeemias need Goebbelslikud trikid hästi ära õppinud. Süüdista alati oponenti. Süüdista, kas see vastab tõele või mitte. Süüdista ikka. Ei ole mingit nõukogude nostalgiat, mitte vähematki. Lihtsalt oli olukorra kirjeldus võrrelduna praegusega. Aga küsimus puudutab seda, et te väitsite, et mingit migrantide massi ei ole. No migrantide massid on. Ei oleks võimalik muidu, et eestlaste protsent langeb alla 50 järgmise 15 aasta jooksul prognooside kohaselt. On küll, need migrandid ei tule ainult massiliselt Lähis-Idast ja Aafrikast, vaid eelkõige slaavi riikidest. Nii et see on probleem. Nüüd te räägite väljarändest, aga väljaränne on võib-olla seotud sellega, et inimesed leiavad, et Eestis on elu nii halb teie poolt juhitava valitsuse tegevuse tulemusena, et vist mingi Postimehe online küsitlus ütleb, et koguni 48% inimestest kaalub Eestist lahkumist. Et mis te selle kohta ütlete? Äkki on probleem selles, et inimesed ei taha Eesti Vabariigis elada, et siia tulevad vähem arenenud riikidest inimesed ajutiselt leiavad, et siin pole viga ja siis lähevad ka minema, kui leiavad, et ega tegelikult ikka paradiisi ei ole. Et äkki peaks ikkagi mõtlema tõsiselt selle peale, et inimesed ei lahkuks Eestist. Aitäh! Jah, aitäh! No selles mõttes see infotunni formaat omandab minu meelest palju huvitavama debati vormi, kui muidu neid küsimusi ette lugedes, võib-olla peakski tihemini tegema. Et ma siiski juhin tähelepanu viisakalt, olenemata Liberalismi Akadeemia ühelgi koosolekul seda kunagi arutanud, et kui te kirjeldate, nagu te ütlete, kuidas nõukogude ajal oli elu hea, sigu sai vabalt kasvatada hoolimata praegusest ja see on see vabaduse mõõt.
siis ma julgeks öelda, et võõrvõim, kes represseeris meid, võttis meilt palju ja paljudelt kõik, kindlasti ei saanud selle vabaduse etalon olla. No ärge ilustage seda lihtsalt. Aga olgu, et see tõepoolest on selline minu meelest nagu pentsik ja mis me selle üle ikka nüüd rohkem jätkame, et lihtsalt ma ei suuda teid ümber veenda, aga ärge tooge nõukogude aega eeskujuks. Teiseks, see, mis puudutab siia tulemist ja lahkumist, vaadake, EKRE-l oli ju pikka aega selline, ütleme, retoorika, et siia tulevad miljonid inimesed kuskilt mujalt sisse, kes võtavad Eesti riigi üle ja nii edasi. Andmestik tegelikult rände puhul näitab ju hoopis midagi muud, eks ju, et eelmisel aastal lahkus rohkem inimesi, osad kindlasti naasid sinna, kus nad tulid, kindlasti oli tegemist teatud andmete korrektsiooniga, eks aja jooksul rahvastikuteadlased oskavad seda trendi täpsemalt kirjeldada. Ja ma ei kahtle, et te suudate selle panna kindlasti ka valitsuse arvele, et kui migratsioon on, siis see on halb ja kui inimesed ära lähevad, on valitsus süüdi. Nii et ega mõlemad pidi on valitsus süüdi. Mis seal ikka? Aitäh! Suur tänu, lugupeetud peaminister. Meil rohkemateks küsimusteks tänases infotunnis enam ruumi ei ole, aga ma tänan kõiki valitsuse liikmeid, aga enne kui me lõpetame, et Peeter Ernitsal on käsi püsti, et küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Peeter Ernits, palun. Jah, hea juhataja. Et ma jäin natuke tõesti oma küsimusele hiljaks, aga pärast seda ei olnud mul võimalus seda esitada. Aga varasemalt on praktika olnud väga erinev. On antud hilinejatele võimalus seda jätkata. Miks te suhtute ebavõrdselt Riigikogu liikmete küsimustesse? Aitäh, hea kolleeg. Ma ei ole kuidagi teisse suhtunud ebavõrdselt. Et sellel hetkel, kui teie küsimuse kord oli, te ei jõudnud siia ja edasi meil oli juba nobedate näppude voor ja teil oli võimalik oma küsimust küsida ja te saite ka seda teha. Nii et järgmisel korral olge ka palun tähelepanelikum, et teie küsimise kord on, et Mart Helme oli õigel ajal kohal ja sai oma 8. küsimuse küsida, kuigi 7. küsimust me ei saanud avada, aga nobedate näppude voorus te saite oma küsimuse esitada. Et head kolleegid, et meie infotunniks ette nähtud aeg on läbi saanud, siinkohal me lõpetame infotunni ja jätkame täpselt kell 2 algava Riigikogu täiskogu istungiga.